võtke nüüd rahulikult, ei pea üldse erutama. Tervist. Nii tore, nüüd ma näen teid kõiki, see mul veel puudus. Me on Sass, neile, kes ei tea, kus te tulite, noh, kohe näete. Ma olen Aleksandr Popov, see tüüp, kelle nägu seal postri peal oli. Kõik enamasti küsivad, miks sa laval lilla mütsiga ei ole. Üllatus. Ja. Mis siis toimuma hakkab? Ma siin mõtlesin, tulen räägin enda arvates naljakaid asju. Nüüd, kas nad kõigi teiste arvates naljakad on, saame varsti teada. Kui ei, siis noh, mis ära teed? Vaata, 90 huumor, ta on selline nagu ta on. Vahest töötab ja vahest ei ela üle. Aga proovime, vaatame, mis saab. Ja ma kohe ütlen ära, et selle tunni nimi Sigmaks 2 väga lihtsalt põhjust. Esiteks, mulle meeldivad sõnamängud. Ja, väga kaua mõtlesin, kuidas need 2 sõna omavahel kokku pannud, ma tean. Ja teiseks sellepärast, et kuna ma päris lõpuni olen aru saanud, kes või mis see Sigma on, siis ma mõtlesin, et vaatame, mis saab. Sest noh, kui ma oleks kirjutanud Aleksandr Popov SS, siin oleks drastiliselt teistsugune publik, ma arvan. Ma teeks seda show'd kuskil Kapo keldris seal praegu teisel pool klaasi. Nas küta, jumala hästi läheb. Terve Twitter jälgib. Ei, mul selle Sigmaga oli lihtsalt kunagi mõned aastad tagasi, kui mul veel töökoht oli, ma töötasin koolis ja kui ta 7-aastane jookseb sinu juurde, et jou, Sigma. No, see on, kuidas ma nüüd ütlen, vaata, ma olen lõpuni kindel, kas see on legaalne. Ja ma läksin kohe ära. No, ma ei tea, mis toimuma hakkab. Selles mõttes, et ma sain kunagi Tartus jalaga väikese lapse käest, nii et ma olen lõpuni kindel, kas see Sigma on nüüd sisse juhatas, et kohe saad molli. Ja. Nii ta hakkab minema, et see kõik, paneme kohe nagu öeldakse ajajoone paika, kogu see kino algas 30. august 1984. Väidetavalt. Üks asi, mida ma ei saa kuidagi täpselt mäletada, on oma sünni kuupäev, aga noh, ma hakkan vanematega vaidlema ka. Augustikuu, eluaegne neitsi. Ma tean, töötab väga hästi tänapäeva, üldse mitte tarausku maailmas. Vend on lõvi, tal läheb paremini. See ära teed, noh. Keegi pidi olema. Ta on ka inimese välimusega perekonnas, nii et selles mõttes ta on duubel. See on hea, et mu peal kaamerad on, ma räägin nalja, mida mu ema vihkab. Aga ta on õnneks eemal. Siit, ärge muretsege, ta elab teises linnaosas. Vaatab. Kohe, kui ma õpetan talle, kus YouTube töötab. Ma ei ole kunagi lootnud, et ma testamenti saan. Kus ma? Jah. Mul endal on alati olnud see tunne, et no esiteks, kui te veel aru pole saanud, ega mu vanemad ka ei olnud valmis, et esimene kord nii halvasti läheb. Vaata, noh, neil niigi raske aeg. Lastetusmaksud, värgid ja siin see, noh. Ma ise arvan, et mu vanemad olid lihtsalt nii head kommunistid, et 84. Tallinna loomaaias läks puuridega nihu. Nagu hiljem liiklusmärkidega. Neil lihtsalt nagu, noh, üks pärdik liiga palju. Nad olid siis pagan, noh, et vaata, iseenesest võiks ju 2 ühte puuri panna. Aga kuidagi ikkagi välismaa värk, vaata, külalised. Ei hakka siin kitsastesse oludesse panema. Ja lihtsalt mu vanematel öeldi, et tahate endale. No, nad plaanisid nagu nii last kunagi saada, vaata 4 aastat hiljem oli hea, koduloom juba olemas, võib lapse majja tuua. Noh, võib-olla noorem vend oleks kassi tahtnud, aga noh, sobib ka vaata selles mõttes. Selline progressiivne värk. Mulle lapsena juba ma sain aru, et ma ei sobitu pilti. Mitte ainult sellepärast, et ma Koplis kasvasin, vaid ka noh, sellepärast, et kui ma vaatasin tänaval, siis kõigil teistel lastel oli välimus. Minu paps käis minuga ringi umbes nii, nagu sa tead värskelt saadud kutsikaga mööda kõnniteed käid. Et kõik näeks, et kodus on loom ka. Ei, tõradest ei läks. Ma mäletan, et kui mu vend 4 aastat hiljem sündis, siis ma sain toorelt üle, nagu öeldakse. Vanemad teevad vahepeal seda, nad ütlevad vaikstele lastele, et me käime korra ära. Siis me tuleme tagasi. Sa saad seda, mida sa täpselt tahtsid. Mina tahtsin kassi. Ma olin väga avatud selles osas. Ma tahan kassipoega, siis noh, mul on kellega mängida, vaata. Noh, tema mõistab võib-olla mind rohkem kui teised lapsed. Nüüd mul on noorem vend. Ärge muretsege, tal läheb väga hästi, tal on töökoht. Ja, tal on kõik super. Ta peab muidugi leppima sellega, et tal on vanem vend mina, aga mis sa nagu ära teed, vaata. Ma kolisin kodust välja, nüüd rohumees. Tema ka. Et see lapsena, noh, ütleme niimoodi, et esimene šokk oli vanematel siis, kui nad mu kooli viisid, sest et kooliõpetajad ka valmis, et nad peab hakkama nagu Gerald Darelli mängima.
1. september tuuakse selline asi kohale, ta ütles, mis asi see on? See on õpilane. Kas ta lugeda oskab? Kirjutada ka. Äkki hakkab varsti rääkima, kunagi või teada. Sest ma olin poolevereline prints enne, kui J.K. Rowling raamatu kirjutas. Ja, mina kasvasin, mõned ütlevad karmid 90-ndad. Ma arvan, 80-ndatel oli ka suht karm, kui sa välimuse pärast lõuga said. See ei muutunud kuidagi 90-ndatel. 80-ndatel ma ei osanud lihtsalt aru saada, sest ma olen veel vene keelt ära õppinud. Mul on jah selline, kuigi tehniliselt ma vene keele õppisin kõigepealt ära, ärge võtke isiklikult, lihtsalt ma kasvasin isa vanematega, nad ei rääkinud eesti keelt. Šokeeriv, on ju? Siin riigis, kuidas see võis juhtuda? Pärast läksin kooli, mul oli super võime, mitte küll selles osas, ma vähemalt teadsin, mida need aia peal olevad tähed tähendavad. Sain kõigile rääkida. Ja. Ei, mul oli selles mõttes, muidu suht okei lapsepõlv, lihtsalt inimestel oli palju küsimusi mu vanematele, et mis juhtus. See on ikka, bioloogia. Elu on nagu ta on. Koolis oli lõbusam, sest ma sain 90-ndal hästi kiiresti aru, et ma ei sobitu mitte kuskile, ei välimusega, ei olemusega ega midagi. Mu ajal õpetatis mulle kunagi, et ma olen okupatsioonirežiimi jäänuk. Kui sa oled 7, siis see on maru palju sõnu. Ma mõtlesin, mis mul on mingi super võime. Läksin koju, ütlesin papsile, mitte päris. Aga mul oli hea isale rääkida, sest isal oli relv. Hingake, ta oli põhjusega see relv, ta töötas politseis. Samas 90-ndate Kopli, ega sa keegi litsentsi ei küsinud, nagu seal. Sul võis see relv niisama ka olla, sest aeg on selline. Ei, mul oli hea, ma käisin koolis, selline huvitav olukord, et me saadeti Eesti kooli, integratsioon ikkagi selles mõttes, et Kopli ja Pelgulinna piiril, nii palju kui sa seal integreerud. Ma siiamaani mäletan, see oli küll hiljem, aga kui 8 Mile'i film välja tuli, ma tundsin ennast nagu Eminem, miinus juuksed. Ma pidin ka iga hommikule raudtee kooli minema. See üks võimalus. Jälle molli saada. Ei, mul selles mõttes mul oli nagu huvitav, sest ma käisin nagu Eesti koolis, mis oli üks väheseid toona seal kandis. Šokeerival kombel. Ja ma läksin kooli ja ma sain suht kiiresti aru, et nüüd vähe sellest, et ma olen pool eestlane, pool venelane, mis alati tekitas probleemi, sellepärast, et vene kutid olid sellised eetilisemad, nad alati küsisid, et sa asjad, kumb pool sinust eestlane on. Ja ma pidin alati vastama, et ma olen ümmargune. Mida ma ka olin? Ma olen lapsena väga suur. Ma olen praegu ka, aga ma olen pikemaks kasvanud. Lapsena ma olin sama pikk kui lai. Ma olen isegi kõndiv Rubiku kuubik. Ei püsinud, tegin kõhutantsu enne, kui inimesed hakkasid kõhutantsu tegema. Ja, mul oli lihtsalt see, et mu isa vanemad on sealt ida poolt. Tulid ise, või saadeti õigemini, see selleks. Aga mu isa, ema, mu vanaema, babuška, tema oli Arhangelskist ja tal oli nagu tõsine teema toiduga, eriti siis, kui see toit oli majas olemas. See tuli kohe ära süüa. Nagu kohe, kui toit tekkis, kohe pidi ära sööma, sest muidu tulevad karud. Nüüd teie naelate, aga olete te kunagi pidanud 14. korrusel Mustamäe paneelmajas elavale inimesele seletama? Et kui karud tema ukse taha tulevad. Siis ma arvan, toit ei ole enam selles mõttes otsene probleem, et selleks ajaks nad on 13 korrust. Pluss Jehova tunnistajad nagu sisse söönud, et nad on põhimõtte pärast su ukse taga, mitte et nad väga naljased oleks. Nad on, kui me juba nii kõrgele rodisime, sööme selle Arhangelski bifiga ära. Ei, mu vanaema oli hästi tore inimene, mu vanaisa oli ka, ta oli kunagi rekajuht enne, kui üks, tal juhtus õnnetusega. Ta oli muidu hästi tore mees, ta selles mõttes alati ütles ka, et teatud. Lapselapsed selle jaoks ongi, et süüa. Ma olen sellest muinasjuttudes aru saanud, jah. Sest minu ema vanemad elasid Viljandimaal väikses kohas nimega Meleski. Tänapäeval, kui te selle Google Mapsi panete, siis kuskilt Viljandi Tartu maantelt hakkab punktiirjoon metsa jooksma. Google'il puudub igasugune ettekujutus. Enam-vähem nad saavad pihta paar kilti siia-sinna vaata selles mõttes, et see on küla. See on Eesti küla, seal peabki nagu paar kilti siia-sinna, mis sa päriselt arvad, et keegi tahab naabreid või? Eesti kirjandus on sellele üles ehitatud, et lähim naaber on teises linnas. Sest see on su sugulane ja see ei viitsi sinna minna nagunii.
aga jaa, ma seal veetsin oma suved 80-ndatel ja ma sain hästi kiiresti aru, et laste muinasjutud on loodud hirmutama. No, kui sa oled just lugenud Vendasid Grimme, siis su vanaema tuleb koos oma sõbrantsi ja suure potiga. Ja ütleb, nüüd me läheme metsa, sa oled see, ei lähe. No tähendab, teie võite minna. Paks poiss jääb siia. Okay? Ma tean täpselt, mida te teha tahate. Ja mina ei kavatsegi alluda sellele provokatsioonile, sest kõrval on see vanaisa, kes on, ma ei anna sulle leiba kaasa. Kui lähed, kas tuled tagasi või võtsi endale piparkoogi majakene, ma ei tea. Ma ju siis veel ei teadnud, et me läheme metsa seepi keetma. Ma olen linnalaps, betoonžungli kavaler ikkagi. Ei, see oli selles mõttes, tänapäeval see oleks väga hitiks õigesse kohta, nagu noored ütlevad. 89-ndal see oli see, et nälg on majas. Ma mahun sinna potti ära. Kas ma tahan kaasa? Ma lugesin Hansukest ja Gretekest ja mis iga, ei taha ju vanaema sõbrantsi ka kohe ahju lükkama hakata. Laste muinasjutud ei ole väga praktilised, kui sa mõtled pensionäride heaolu peale, väiksed paksud lapsed sinna saadad. Aga jah, vene kutid alati küsisid, et kumb su see Eesti pool on, siis vaata, nad ei tahtnud vene poolt lüüa. Aga kui sa ümar oled, siis lõpuks kõik saavad ringi peale teha. Eesti kutid panin lihtsalt kohe tupi, vahet jälle, saame pihta. Mastaapne mõtlemine, see on oluline. See on oluline. Ja ma käisin koolis 90 oli lõvus, et ma saan hästi kiiresti aru, et oli võimalik näiteks, et siin kiusatakse sinu riiete pärast. Okei, ma saan aru, kui sul on Adibas kadaka turult, tekitab küsimusi. Ta on mul siiamaani alles. 6 lehte ja... Ei, mul on igasugu kulda. Nikersid olid mul ja... See on see Türgi turu Arvavi puhkab jalga. Ei, jälle, tänapäeval humoorikas, aga sa pidid sellega elama. Tänapäeval meil kõik shoppavad Temus. Mul 1. september oli kadaka turupäev. Ja, uus T-särk ja uued teksad ja sest et vaata vanemad mäletasid, et nõukaajal teksasid väga ei saanud, et siis tuli lapsele osta. Siis ta saab näidata teistele, kuidas teksad töötavad, kui nad talle jalga mahuvad. Mul oli selles mõttes ma arvan, kõige selline huvitavam kogemus lapsepõlvest oli ka see, et ma sündisin Pelgulinnas, kasvasin Koplis ja seda on maru keeruline teha, kui mõlemad sinu vanemad on mendid. Mitte, et seda kuskil mujal nüüd väga palju lihtsam oleks teha. Võib-olla kuskil oleks glamuursem lihtsalt. Aga kui see terve kortermaja, kus sa elad, on sinu vanemate peale kettas, enamasti paragrahvi pärast, mis neil kaelas on. Ma kunagi küsisin papsilt, et kas meil iga päev on võtta laps tööle päev. Jaoskonda ei taha kolida, et siis me oleme sõna ots mõttes tööl. See ei jumala normaalselt kinnisvara hinnad, on. Me ei ole veel jala Võru leiutanud lihtsalt. Ei, selles mõttes see oli selline huvitav aeg, 90-ndate üks suurimaid saavutus minu aeg, mul oli alati see, et kui mu isal tuli meelde, et tal 2 poega on. Ei, ta oli, ma arvan, enamasti meelest, ta lihtsalt ei mäletan, kumb on vanem. See on papside värk, vaata. Jooksevad korteris ringi, vahepeal paned luku taha kuskile. Aga minu papsil oli see, et tal tavaliselt, kui tal meelde tuli, et tal 2 poega on, vanem on enamasti koolis, siis ta võttis mu koolist välja keset päeva, mis töötas väga hästi, vaata. Minu isalt kunagi keegi ei küsinud, kas ma peaksin mitte koolist ära minema keset tundi. Kui sul suur mees relvaga astub koolimaja sisse, ütleb, mul on ühte poissi vaja. Kõik on sellised 4 korrust, pane hulluna. Millist sul vaja on? Enda oma, kergemaks. Lõpuks keegi ikka tundis ära, et te olete see politseinik. Vaata, nimed muutuvad. Selles mõttes, et ment on universaalne sõna, aga vahepeal oli miilits ja siis oli politseinik. Nüüd on ikkagi jah, papõh oleks lihtsam öelda. Ja paps tuli mul kooli järgi, võttis mu koolist kaasa. Sest tal oli vaja mulle meelde tuletada, et mul on perekond. Käisime söömas, keegi oli tal vist võlgu jälle või midagi, ma ei tea. Ja siis tal poole lõuna pealt tuli meelde, et ai pagan, et töö juures on vaja üks asi ära teha. Ja minu isa oli vastutav isa, ta ei jäta 3. klassi õpilast üksinda koju. On ju? Koos tema noorema vennaga.
ta võttis mu töö juurde kaasa. Ja nüüd minu paps töötas sellises ägedas kohas nagu mõrvarühm. Ma tean, see nimi lubab palju rohkem, kui ta tegelikult on. No jah, selles mõttes ka mina arvasin, et mida paps tegelikult teeb nagu selles mõttes. Küsid, eks ole, et kus sa töötad mõrvarühmas? Vabandust? Kui gängsta? Ja siis mulle et ta hoiab neid ära. Vist. No, oleneb päevast arvatavasti. Ja ei noh, selles mõttes. Mul veel selle asja tegi eriti, võiks öelda markantseks see, et minu isa hüüdnimi töö juures oli Grizzly. Ja et selles mõttes põhjusega, et mina olen tema kõrval väike laps. Ja papsilt tuli meelde, et seal üks vend vaja üle kuulata, et käime kiirelt töö juurest ära. Ja siis, sa sass oled seal nurgas. Ja mees võts mu kaasa. Sest koju jätta mind üksi oleks ju vastutustundetu. Ja 90ndate politseijaoskonnad olid juba avastanud jagatud kontoripinna. Enne kui jagatud kontoripind teemaks sai, 2000 algus kõik olid, vau, 100 inimest ühes ruumis koos tööd tegemas. Hiinas juhtub seda iga päev. Seal pidi olema sein, aga seda ei olnud. 90 ehitamine, üks sein pandi, 4 müüdi maha. Shared office space, palun. Kogu mõrvarühm, kõik see 9 või 10 palju neid seal oli, suurepärast inimest oli samas ruumis koos. Ja minu paps tõi mu kabinetti, tema kolleegid leidsid, et võib-olla. Äkki. Ei peaks. Mitte kõik muidugi, aga osad kolleegid leidsid, et võib-olla 3. klassi õpilasele, et sassil on natuke vara osaleda vaatlejana topeltmõrvas kahtlustatava inimese ülekuulamisel. Isa ütles, et ta saab hakkama. Ta on King Kongi näinud, mis on tõsi. Ja mu paps selles mõttes, pani minu sinna nurka istuma, ütles, tee kodutöid. Ma olin 3. klass, millised kodutööd? Ma juba lõikasin, rebisin, kleepisin ära. Maitat ma ei oska, nii et seal pole teha. Ma võin teha, aga kellelgi ei ole seda vaja, kõige vähem maita õpetajal. Matemaatika isiklikult helistas, palus, et ma ei teeks. Ja kehka oli täna, sellepärast ma ei saagi normaalselt liikuda, sest et. Ja paps käis ära ja ta ei öelnud mulle, et ta läheb ja toob siis halva inimese. Ta lihtsalt ütles, et ma käin korra ära, siis tulen tagasi ja siis teeme tööd. Ja kuni ta ära käis, tema kallid kolleegid, sest me ei olnud veel 90-ndatel lastekaitset leiutanud. Lapsed kaitsesid ennast ise. Otsustasid, et ilgelt äge oleks pulli teha. Kõik naljavennad, naljamehed koos. Ja nemad leidsid kõige naljakam asi, mida teha minuga oleks anda mulle värskelt kohale toimetatud toimikutäis fotosid sündmuspaigalt. Tänapäeval ma arvan, keegi läheks vangi seda nalja eest. 90-ndatel seal paar inimest leidsid, et jällegi võib-olla mitte kõik fotod. Jah. Aga et anname paar tükki. Anname kõik. Kuidas siin juba on. Ja andsidki. Ja siis järgmine hetk avanes kabineti uks ja seal seisis peaaegu sama suur mees nagu mu paps. Tal olid tätokad värgid. Ja ta oli näost maru kaame. Sest ta oli küll käed raudus ja oli aru saada, et ta on halb inimene. Aga ta ei olnud valmis, et keegi on temast halvem. Ei ma tagantjärgi mõtlen, et sa oled nagu organiseeritud kuritegevuses. Sul on kollid peal, eks ole, sa oled tõsine tegija. Siin tuuakse käed raudus ülekuulamisele. Esimene asi, mida sa politseijaoskonna põrandal näed, on 3. klassis käiv mina. Puslet kokku paremas. Sinu kätetöö põhjal tehtud piltidest. Aga tänapäeval on hästi populaarne õudusfilmid väikestest lastest. Nagu noored ütlevad, käidud nähtud. Ei, ma lihtsalt tagantjärgi mõtlen, et see tüüp, ta oli näost jumala kaame, seal taga on mu paps, et mis passid. Mine sisse, ta on koristage väike Damien põrandalt ära. Ma nägin, 666 oli otsa eest puudu, põhimõtteliselt. Mina seal, ma olin üle, ma panin, mul oli pilt kokku saada, saad aru, ma olen,
ma olen 3. klassis, mul on see seiklus. Nõka selline, Edgar Allan Poe, aga. Ja siis, kui mu paps lõpuks nägi, mis toimub, siis korraks tal oli uhkus ka, minu laps, minu poiss, juba objektil. Ja siis ta küsis mul, tähendagi isalikult, et kuidas läheb? Kallis poeg. Mina ütlesin talle, et halvasti läheb. Pilt ei tule kokku. Paps, et tohoh. Nõme lugu tõesti. Aga mis vaevab sinu südant? Ma ei leia pead üles. Paps oli siuke, et meie ka mitte. Seda otsimegi. Ühtlasi plaanisime just küsida kodanikult siin värisemast tooli peal, et aga где? Annad lapsele Lego tüki või jah? Ma ei ole lõpuni kindel, kas see vend enam on organiseeritud kuritegevuses või ta on. Pani püsti uue lasteaia, tead Kooplis, ma tean täpselt, mida nendel tüüpidel. Ma jällegi, tema nahas oleks tahtnud olla, et mida sa küsid mult, et jõu, et mille eest istud? Mis ma talle pean vastama, sa oled lapsepõlv. Ma tahtsin kassi, vaata, mis need... Milleni need mu viisid. Täiesti kosmos. Ei, ärge muretsege. Asi sai vist lahendatud. Ma ei osalenud. Mult võeti fotod ära. Ja samal ajal nagu sul on ruumitäis tüüpe, kes kõik nemad on väga õnnelikud, nagu best prank ever. Sealt ruumist kadus hapnik, sekundiga peale ühte lause, et mu paps käes, huumorimees ikkagi, vaatas lihtsalt oma allu, et ütles, et naerge. Oodake, kuni mul abikaasa teada saab. Vaikus. Ja nüüd, enne kui keegi midagi valesti, mu ema on hästi tore inimene. Lihtsalt tollel hetkel, ma ei tea lõpuni kindel, kes ma ütlesin, mõlema vanemad korrakaitsed, mu ema on nüüd pensionil, ta mingit aega töötas kohtuorganites. Ja ma tänase päevani mõtlen, et huvitavad, kas keegi pidi nende fotodega tema juurde ka minema. Ja seletama, et ei, mina ei joonistanud seda lillekest sinna. Tähendab, ma võin ju nagu matas loll olla, aga ma jätan märgi maha. Ma muiasjutust lugesin, tahad koju jõuda, jäta väike. Ja et fotod õiges järjekorras kausta tagasi panna, väike märk juurde. Mis minu arvates oli nagu väga nunnu, aga mõrvarühma uurija seletamas, et ei, südamete joonistamine asitõenditele ei ole minu hobi. Ma ei tea, kuidas see sinna sai. Küsige fotograafilt. Sa ei lähe ju ei ütle, et meil seal üks 3. klassi kelo. Pani puslet kokku, oli igav. Selle peale, et leitakse sulle paragraaf, et äkki lähed vaatad lähemalt, kuidas su kolleegid elavad. Mis jällegi, kui nii mõelda, ma ei saa öelda, et see nüüd nii karm lapsepõlv oli, selles mõttes, et ma nagu, jah, mind kiusati hästi palju koolis, hiljem ka selles suhtes. Mu välimus kutsus inimestes välja selle sisemise kommentaatori. Ja Delfit ei olnud veel leiutatud. Tänapäeval on inimestel elu lihtsam, sa saad netis kiusata. Minu ajal keegi tahtis öelda, et Popov on loll, seal oli paar nagu eeldust. Sa pidid tegema kindlaks, et ma kuulen. Minu kõrvadega ei ole see väga keeruline. Ja keegi kartnud, et ma hakkan neid taga ajama, sest nagu Kubik don't run. Aga me elasime ikkagi Koplis, mis tähendas seda, et ma ei olnud ainus Popov. Et see mul klassivend õppis seda väga valusalt, kui ta otsustas minu maja peale, aga vale paraadna juurde. Kirjutada Popov on debil. Tolle paraadna Popov võttis seda mui personali. Ma hoiatasin ja mõtlesin, halb mõte. Selles mõttes, et kui te telefoniraamatu vastu lahti võtate. Aleksandr Popov, meid ei ole üks, meid on liiga palju. Tänase päevani. Mul üldse nagu lapsepõlve selles huvitav, et mu vanemad tahtsid must ikkagi meest kasvatada erinevatel väga huvitavatel meetoditel. Mul on tänase päevani meeles see, kuidas mind viidi minu elu esimesse ja õnneks ka viimasesse akrobaatikaatundi. Aitäh!
ma tean, ei, see on täiesti aus reaktsioon. See batuut oleks nutnud, kui ta oleks saanud. Aga... kes nutis, oli mehaanik, kes oli see küll on tööstuslik batuut. Aga me ei ole teda testinud selle vennaga nagu, et noh, ma võin öelda, et ma tegin ära batuudile. Ei ole saavutus tagant järgi mõeldes, aga nagu... noh. Siis prooviti... akrobaatika ei töödanud, otsustati, et lähen proovime balletiga. See oli päris lõbus mulle. Sest noh, esiteks, see oli vanakooli balletiõpetaja, kes nagu kohe, kui ta mind nägi, küsis mu emalt, et kas te ikka teate, et pähklipure on tegelikult nagu romantiline lugu, mitte tragöödia. Ja Potjomkini uputamist me ei kavatse siin lähiajal nagu lavale tuua. Aga selle kõige karmim selle puhul on see, et vähe mul on see tutu alles, aga mind pandi spagaati tegema esimene tund. See on väga õige reaktsioon. Siin viibivatele meestele, kui ei ole proovinud, ära proovi ka. Sellest on tänaseks päevaks üle 30 aasta möödas, ma mäletan iga tõmmet. See oli vanakooli balletiõpetaja, lihtsalt jalast kinni, vaatame, kas... noh. Jah, see on valus, aga mingi osa sinu ajust on äkki paindun. Ei paindu. Pole. Või noh, tähendab, mingi hetk hakkas nii palju ragisema see jalg, et ka ümbritsevad leidsid, et äkki ta võiks vähemalt koju longata mõlema jalaga. Et ta ei kõnni nüüd paar nädalat, aga jätke talle see jalg. Nagu selles mõttes, et kui ta samas vaimus söömist jätkab, siis varsti saab miski selle jala kätte. Siis mõnda aega oli spordiga rahu, no ma taastusin vaata venitusest mingi 2 aastat. No füüsika vaata töötab selles mõttes, et kui jalad alt ära võetakse, siis ka ilma lauluta sa lähed go low. Avastad enda keha peal osasid, mida sa ei teadnud, et olemas on. Minu just kõige selline maskuliinsem katse oli, kui sinna ma läksin ise, klassivend rääkis augu pähe, ütles, et sul piisavalt suur. See on see, kuidas sa paksu poisi kätte saad. Tule maadlema. Väga lõbus oli. Ei, päris mulle meeldis, ma käisin 6 aastat maadluses. Ma enamus ajast lendasin mööda Mati ringi. Ma olin nii suur poiss, et treener ütles, et sind me lastega kokku ei lase. Ma olen vabandust, kellega, siis ta näitas mulle 6 hästi suurt ja hästi karvast meest nurgas. Ma olin selline, et stopp. Mis käng see on? Ja mis plaanid teil minuga on? Ma ei mäleta, et mu nimi šokolaadis asja oleks. Ma seda, need on seeniori. Sellest ma sain aru, jah. Ma ei pidanud neid Eesti juuniorite koondiseks. Nemad olid väga rahulnud. Yes, treening, pall. Ei, au andes härradele, nad ikka õpetasid mulle ka samal ajal, kui nad mind loopisid. Nüüd ma heidan sind. Ma fängset ütlesid. Saalis treener ütles ka alati, et tead, me sinna seeniorite poole peale ei ole vaja seina pehmendust panna. Neil on saiss. Ta tuled õhtul treenist koju, paps küsis, kuidas on norm, 1 jalg veel töötab. Maadlus on karm ala. Ma pole veel maadluseni jõudnud, aga nii nad räägivad. Ei, mul on lõbus, et maadluse puhul oli see, et 90-ndatel varustust on väga saada ja siin ma ütlen midagi väga intiimset, ma maadlesin kootud trikooga. Vaat näed, naisterahvad naeravad, sest nad teavad, mis see tähendab. Mehed ei ole kogenud, seletan, poisid, tahate ennast avastada. Ajage ennast maru higiseks ja pange midagi villast ja kootud selga ja usu mind. Only plans, sul ei ole peale seda, sa saad enda kohta selliseid asju teada, sa arvasid, et sa oled ennast igalt poolt süganud, vale vastus, see on, eriti kui sind veel peale seda, kuskile sauna viiakse, kui sa oled selle villas asjad, et seljast ära saanud. See on mul ka siiamaani alles, see balletiriietus ja see trikoo, 2, teed kapi lahti, trauma jälle meeles, väga hea, võib eluga edasi minna, 90-ndad on tagasi. Minu parim osa oli selle maadluse puhul see, et ma nagu, kui ma maadlemas käisin, mul oli 1 vastane. Tema elas Lasnamäel, meil oli nagu konstantne hakkliha, või see, piif,
LA City, Bottom Copley, see vahetab. Te ei mõistaks, see on siuke, aga mitte keegi ei mõista, aga see lihtsalt. Ma ei saanud siiamaani aru, miks Kopli ja Lasnamäe omavahel tülis olid, keel oli sama. Mille üle sa vaidled, nagu, et kellel on troll ja kellel buss või? Ainus Lasnamäe lisaargument, meil oleks võinud olla tramm. Jaa, aga ei ole. Aga jaa, meil oli aasta vahet, mina olin vanem aasta võrra. Aga me mõlemad käisime sõna otseses mõttes elu ja surma piiril kaalus. Ei, see ei ole mina, see on mu arst, kes tema pidi maadlemise ära lõpetama 13-aastaselt, sest et muidu süda oleks seisma jäänud. Vedas mul. Ta oli must aasta noorem, 20 kilo raskem. Ja, meil oli oma kategooria, ei kaalu. Ja, me käisime võistlustel puhtalt, et vaata nagu tänapäeval UFC-s on need show-matchid enne. Meie olime show-match. Kõik teadsid, et paneme pallikesed esimesteks, vaata, siis on rahval lõbu, siis saab maadlema hakata. Nagu, Keegi ei panustanud, nagu, et meil mõlemal oli sama taktika, et kui ma jõuan esimesena kukkuma hakata, siis võidan. Sest füüsika võtab üle. Me olime kõik karmid vennad, mina pidin sööma, sest vanaema ja karud. Temale lihtsalt meeldis süüa. Ja Vladlen, karm vend. Ta oli see tüüp, kes tuli alati 3 kotiga võistlustele, 2 kotti toitu, 1 kott varustust. Tal oli samasugune ilus villane trikoo. Meil mõlemal oli ka see võistlus, et kelle oma vähem rebeneb. Jaa, see vaata ütleme nii, et kui meid oleks pay-per-view näidatud, siis Eesti eelarve oleks nagu normilt plussis. Samuti ma oleks ka tuvastanud väga palju imelikke inimesi internetis, aga jaa, ma kunagi ei unusta oma kõige karmimat kogemust selle tüübiga maadluseni vist jõudsime ka, ma enam ei mäleta. See oli Tapal, suurepärane Eesti asum, kus kohe, kui me kohale jõudsime, kohalikud poisid ütlesid meile kohe otse välja, et mina ela Tapa, mina tule Tapa, mina Tapa sinu ära. Ja ma olin süük, et küll on hea, et sa ka 8 oled. Ju siis tasus sõita. Aga mõned aastad hiljem me olime selle jälle võistlustel ja mina olin oma selle isostaari kotikesega villane trikoo, et ära ei kaoks. Treeneri vanaema kudus ikkagi. Toona tundus see vähem imelik kui praegu, aga see tuleks. Ja siis ma seal istusin, sõin šokolaadi, sest energiat on vaja, vaat. Kui sa kaalud 130 kilo 12-aastasena. Ka mu kardioloog küsis, et kuidas on veel lootust, et töötab. No siin ma olen. Aga vastas istus teisel pool saali, istus Vladlen ja tal oli just pelmeenid pooleli. Ei, talle pandi toitu kotiga kaasa. Sa saad aru, et terve saal oli vaikusest, see oli lihtsalt väike poiss suure potiga lihtsalt. Õlitab ennast enne matši. Fantastiline. Kõige rohkem naeris võistluste peaarst, sest ta kogu aeg mõtles, et huvitav, kas see üldse on legaalne, see, mis ma siin teen. Need on inimkatsed ju. Need 2. Meil peale tulemine võitis umbes 10 korda kauem aega, kui matš kestis. Lihtsalt, seal tehti puid asju samal ajal, kui me seal üritasime. Matile jõuda. Peale meid alati oli vaja Matt ära ka pesta, sest üks mees sõi pelmeene ja teine on lihtsalt suur. Ja siis meie seal 2 lihtsalt 2 pallikest. Kohtunik kädad keerab seljalist, mul ei ole vaja seda kõike. Tehke kiiresti. Aga ta oli mõni gangster vents, ta käis trennis oma bussiga. Tal isa oli bussijuht. Päriselt. Ma ei ole lõpuni kindel, kas ta sõitis sama liini üldiselt, aga vaata, lapsel on vaja trenni saada, teised ootavad. Mis mõttes sulle on vaja kesklinna? Oli küll. Siin varsti on Saljaris ja toona veel oli Sakala kesk. Aga ei, meil see maadlemine kestis mul 6 aastat, mulle väga meeldis, ma vahetasin kooli, sest kaua sa ikka kannatad. Tehniliselt ma väga palju paremaks ei läinud uues koolis, aga seal läks keeruliseks selles mõttes, et ma nagu, minust sai kiusa uues koolis. Ma ei tahtnud, ma päriselt ei tahtnud, ma olin harjunud 9 aastat koolis kiusati, siis ma käisin pool aastat uues koolis, 0. Tead, kui raske see vaimselt on?
Noh, ma käisin mööda maailmas, millal see süvariik oma plaani välja mõtleb, nagu kaua võib, noh. Alandage mind, noh. Minust sai kiusa, ma hakkasin 12-ndikaga tüli norima. Nad ütlesid, mine ära, jaa, aga löö mind enne. Sul on abi vaja, ma räägin, noh. Ei, mine kooli psühholoogi juurde, väga hea mõte. Tema elas ennast välja, mul oleks kergem. Super. Ei, me kõik saime, mis me tahtsime. On see, mis ma tahan selle kohta öelda. Aga enne kui ma vanast koolist ära läksin, siis ma avastasin ka etteruttavalt, sain teada, et minust saab kunagi turvamees, või kas ma nüüd sain. Need geeniused, kes olid 9 aastat minu peale ennast välja elanud, otsustasid, et koolidiskol mina olen see kõige õigem vend. Ukse peale panna. Et venelased ei tuleks. Ma olen siuke... Ladna. Te poisid olete asjast väga õigesti aru saanud. Nad tulid. No, sest me olime ainus Eesti kool rajoonis ja poisid teistes koolides said teada, et Uistontsov diskoteka. Ja mina olin 90, ma olin kogu aeg tahtnud gängsteriks saada, aga tead, kui raske on saada organiseeritud kuritegevusse, kui mõlemad su vanemad organiseerivad seda kuritegevust ümber. Laste peale keegi ei mõtle kunagi, noh. Kuskil kuulsin jälle, keegi läks kinni, mina seal, jou kutid. Kuulsin, teid on üks vähem. Mis tahad? Ma gängi tahaks. Aga teid on üks vähem. Jah, sest paps pani ühe kinni. See mehed, mul on infot, infot on meil ka, mine ära. Käid pro. Ja lõpuks me just sai gängster 9. klassi lõpus diskol. Vene kutid tulid kohale, tõmbasid mu ukse vahelt välja. No ma olin suur, vaata ma sobisin uksele hästi, mind lihtsalt lükatasin. Ma olin nagu jänese urgu kinni jäänud karupoeg puhsa lihtsalt. Väljapääs blokeeritud. Päästa ei ole rahul, aga disko käib. Vene poisid tulid, tõmbasid mu sealt plumps välja. Team effort. Andsid Eesti poolele. Väikse tau, saatsid mu koju. Ma läksin koju, rääkisin papsile, paps ulus käed, ütles, palju õnne, sa oled nüüd osa organiseeritud kuritegevusest. Ma olin, mis mõttes, seletas mul ära kaasaaitamise kontseptsiooni. 5 aastat hiljem õigusteaduskonnas pidin mina õppejõule seletama, miks ma seda tean. Aga talle piisas, kui ma ütlesin, ma olen Koplist, oli selge rohkem kõik, ainult vastused edasi. Popov, kellelgi on küsimusi, tagareas on Popov teab. Näe, ma näitan sulle, narkootilist ainet omamine. See oleneb kogusest. Ütlesin, et teab, keeruline mitte teada, kui igas teises garaažis kõik keedavad midagi. Enne veel, kui mingi keemiaõpetaja sarja jõuab sellega. Aga jah, uues koolis mul oleks hästi, aga ma hakkasin tagantjärgi mõtlema selle peale, et 90-ndad ei olnud nagu laste kasvatamise mõttest vanematele kerge aeg. Sest laste saatad. Ma tahan paar lihtsalt näidet. Vaata, tänapäeval kõik nagu on umbes, et Andrew Tate võtab maailma üle. Beebi. Käterätikuga mees külmas saunas. Millest me räägime? 90 laste saatad. Alustame leebelt. Ma rääkisin sellest fotode asjast. Ega tagantjärgi nad poleks muga võib-olla seda nalja teinud, arvatavasti oleks. Aga nad teadsid, et ma elan üles, nad olid laste saateid näinud. Mis olid 90 laste saated? Päitu. Neile, kes ei tea, see on selline konstantne appetripp Lasnamäe korteris, mitte laste saade. Päitu oli laste saade, kus Lasnamäe korteris, ja see on see, miks ta töötas. Pirta ei oleks üldse nii hästi läinud peale, et mis mõttes inimesed Pirital näevad hallutsinatsioone, nalja teetab. Oleks Päitu Nõmmel toimunud, Sõõriku koovikus oleks kontroll tulnud, et on see ikka suhkur või? Mis te siin... Lasnamäel, see on Päitu. Lapsed nägid Päitud, vanemad nägid Päitud. Mitu aastat järjest lihtsalt. Üks õnnetu Eesti perekond Lasnamäel. Päitu. Mööda kogu korterit. Vaata, kui lapsel on nähtamatu sõber, siis on see nunnu. Kui vanematel on nähtamatu sõber, sa tahad teada, kes ta diiler on. Ma küsisin oma papsilt, kas see on võimalik, ta ütles, õiget ainetega on kõik võimalik. Tema argipäev, nagu ta ütles, põhimõtteliselt küll, jah. On siin 2 garaaži edasi. Siis oli jälle see jäpe.
No, see on juba natuke hardcore'im. Ida-Virumaa kaevanduses elab draakon. Jällegi, Ida-Virumaa, vaata. Sa ei pane draakonid Võrru või kuskile Setomaa piirile. Droonide mäng Eesti moodi. Vahe võtame pudeli hansat ja saame sellest draakonist ka jagu. Ei, sul on Ida-Virumaa kaevanduses. On mingi õnnetu draakon, kes vähe sellest, et ta lilla on. Üritab välja mõelda, kus see vend prillid sai, kes tal seal kõrval kogu aeg. Ei tea, mis edasi saab. See keegi taha teada. Siis Eesti sooidentiteedi eestvedaja Otto Triin. Lastesaade. Isa poolt Otto, ema poolt Triin. Mina 9 aastat koolis nagu põrgud läbi tehes. Mõtlesin, kumbal päeval kumb koolis käib või kuidagi. Kuidas Otto Triin meil elus on? Mis ta üks päev ütleb, et Triin ei täna koju? Homme tuleb. Täna on Otto päev. Inimesed läks täiesti, kuidas niimoodi saab? Lastesaade, võta rahulikult, keskendu draakonile. Ja siis otsa loomulikult ma ei saa unustada Eesti kõige kauem kestnud musikaalset pantvangi kriisi Eesti televisioonis. Kõige suurem sõber. Leopold, alustame sealt. Mis aineid teeme? Kui kaua neil üks mopp kadunud oli, kuni mingid tüübid olid, tead mis? Meil laul on olemas. Tšeki seda. Onu Raivo paneme nurka. Vahepeal tädi Rutt käis vaatamas, et kas keegi on kapist väljas ka või? See on sõge saade ju. Sul on suur kõndiv mopp, kes on kõigi suur sõber. Aga kes õpetab kõigile lastele, et kui sul on sõpru ja sa ei taha, et nad ära läheks, pane kappi luku taha. Ma küsisin isalt, kas ma võin sõbrad kappi luku taha panna, ta ütles politseinikuna ei soovit. Paragrahv. Ja jällegi, me teame, et seal oli vähemalt 3 sõpra kapis. Näinud oleme 2. 3. õnnetu anekdoot, kohe kui nina ilmus. Kapp lukku. Tähendab, miks nii kuri anekdootide vastu? Võib-olla oli hea anekdoot, me ei tea. Taustal onu Raivo, ma räägin teile muinasjuttu. Räägi parem, miks inimesed kapis on. Muinasjuttu ta räägib. Ja keda me kapist välja saime? Rääkiv kinnas. Nimega Äpu. Kui Netflix sellest teada saaks, meil oleks Äpu ja Pätu spin-off. Stranger Things, kuuled või? Tšeki seda, idee. Kinnas räägib. Mingi ventiiler joonistab nurgas ja siis nagu kõik, üks korter, rohkem pole vaja. Tänapäeval vaesed inimesed 20 kesi istuvad ruumis koos, kuidas kirjutada õudussarja. Helista Ida-Euroopasse, Tibu. Me saadame sulle 2 VHS-kassetti, sul on 20 aastaks materjali. Ja siis, kui me olime selle kinda situationi ära lahendanud, kes välja tuli? Postikana. Mis juhtus, kas lapsed said nagu... Ja samal ajal inimesed on, ma ei tea, kirjad liiguvad aeglaselt. Sul on kana kapis kinni. Kuidas see Eesti post peaks üldse töötama, kui see ainsa töötaja andsite koos kindaga? Lapsemeelsele terroristile. Tädi Rutt tuli täpselt siis, kui asi hakkaks üle käte minema. Postikana hakkas seal arvamust avaldama. Tädi Rutt oli Leopold, laula neile, kuidas sul on ukse tavali. Ma ei taha minna Leopoldi juurde, ta pane mu kappi ju. See ma räägin, Eesti kultuur on nagu ta on, aga kuidas sa seletad välismaalaselt? Meil oli lastesaade, kus lauluga kutsuti lapsi kappi luku taha. Excuse me? Ja enne seda sa oled neile rääkinud, et Tallinna linn ei saa kunagi valmis, sest muidu tuleb Ülemiste järvest kodutu ja uputab meid ära. Kuidas sa need sündmuskoha fotod üle elasid? Kuidas ma lapsepõlves muinasjutud üle elasin? Sündmuskoha fotodest ma sain aru must-valgelt pildi peal osade kaupa. Aga me ei saa
kuidagi jätta mainimata 20. sajandi laste horrori tüviteost Mõmmiaabits. Tähendab, kui kellelgi on küsimusi, miks 90 lapsed kokutasid, te Mõmmiaabitsat olete näinud? Kuidas nad pidid mitte kokutama? Kui saade, mis pidi sulle õpetama tähti, pani sind tõsiselt mõtlema, ega sa juhuslikult vanaema tablette ei ole võtnud. Ja ma ei mõtle seda Mõmmiaabitsat, kus nad värvi lisa. Ei. Ma mõtlen seda OG, old school, top kekk, ma ei tea, mis see tähendab, aga ma töötasin 15 aastat kooliõpetajana, ma ei tea, no capil ja no fapil siiamaani pole vaja, aga ma tahan seda Mõmmiaabitsat, kus mets on tumedam kui Mordor sõrmuste isandas. See, kus ainuüksi suur plaan sellest metsast paneb sind tõsiselt mõtlema, kas mõmmi on veel elus. Tumedus, noh. Pimedusest tuleb välja see mõmmi ja Aabits. Ma arvan, et alati tahtis öelda appi. Aga lihtsalt tuli see Aabits. Sest tal ei olnud lihtne elu. Sa oled kogu aeg paanikas. Äkki tuleb ema põõsast välja, küsib, mis täht on. No. Aga see on okei, sest palju hullem variant on, tuleb isa, võtab sinu ja kõik sinu sõbrad sauna. Keegi kordagi ei pidanud mõmmi-papaga seda diskussiooni, et äkki nagu kogu metsalapsi. Ei peaks endaga sauna vedama, nagu võta nüüd enda poeg ja lihtsalt hakkake minema. Vaene jänku juta. Tänaval kõik on, et kellele seda nõusoleku seadust vaja. Jänku jutale on seda. Jänku juta ei julgenud kunagi seisma ka jääda, nagu ta oli kogu aeg selles. Step by step mode'is, nagu, et pidevalt jooksu valmis, kunagi ei tea, millal see Ulfsak oma porolon maskiga sealt põõsast. Ma olen unt, sul on abi vaja, nagu laste saade, noh. Sa vaatasid seda saadet ja mõtlesid, nagu, et kus need fotod on, mis onu näitas, nagu. Kõik oli ikka, et Sais, jah. Mina. Isegi logopeedid ei julgenud seda saadet vaadata. See oli nii palju probleeme juba ekraanil. Ma pean selle kõigega pärast tegelema hakkama. Ei noh, sõge. Ja siis, mis juhtus? Tulid teletupsud. Inimesed läksid sõgedeks. Issand jumal, mida lapsed seal näevad? Värve ja lootust, mida nad seal näevad. Jah, teletupsud on küsitav telesaade, ma ei vaidle vastu. Originaalis oli 4, uues versioonis on 8. Kuidas nad palju nesid, ma ei tea. Aga kõige imelikum vend teletupsudes tolmuimeja. No. See on kohe laualt maas, eks ole. Aga... Ja mitte niivõrd sellepärast, et ta käis duširuumis ainult siis, kui tupsud seal olid. Vaid sellepärast, et ta kunagi ei võtnud juhet seinast välja. Kus Emil Rutik oli oma lauluga, et tõmba juhe seinast välja, enne kui see elektrit täis duši jälle lähed? No, kus oli ohutus, mida Mõmmiaabits õpetas sulle ohutust, mine metsa. Ainult aabitsaga. Siis on seal hea seista. No. Ja tänase päevani on inimesi, kes küsivad, sass, mis juhtus ja kui need on välismaalased, ma saadan neile lihtsalt klipi Mõmmiaabitsat. 0 küsimusi. Nad ei pea aru ka saama, mis toimub. Sulle pildist piisab. No sa saadad neile selle visuaali, nad on siuke, vau, teil oli Netflix nii vara või? Oli. No, see on see, miks Tõe ja õiguse film nii tumedalt algab. Mõmmiaabits. Sul on vaja see generatsioon pardale saada. Vaata, kui Tõe ja õiguse... Ja teine oluline asi on ka see, et täpselt nagu Mõmmiaabitsesse esimestest kaadritest peale saadad signaali. See ei ole hea. Ja sõbralik. Siin hakkavad inimesed surma saama. Ja siis tuleb mingi vend, et lehm on kinni soos ja sa lihtsalt jätad oma vankri pere ja kogu vara keset teed. Savi, lähme lehma päästma. Seleta seda välismaalasele. Sõber vaatas USA-s. Tõde ja õigust kirjas mulle, kas teil on siiamaani nii. Ja näed, normaalne inimene, kes ei ole 90-tel kasvanud.
oleks öelnud, et ei, no kinematograafia. Mina ütlesin muidugi, see on meil teisipäev. Sa ei taha teada, mis me reedel teeme. Siis meil on lihtsalt terve karja välja tõmbamine, et tüübil võiks 2 nädalat aru saada, ma trollin teda. Ise alustas, Kuhu ma tahan selle kõigega jõuda, selles suurepärases esimeses pooles, on see, et nüüd ma siiamaani vaatan Mõmmiabitsist vahepeal. Ei päriselt, sellepärast, et see on lihtsalt nii sõge saade. Ma kunagi, kui ma koolis töötasin, ma näitasin seda õpilastele, sest nad ei uskunud. Aga peale seda on rohkem küsinud, et õpetaja, mis teil viga on. Ma ütlesin, kohe näitan. Ja teiseks sellepärast, et see kiusamiseks, aga kõige ägedam kogu selle asja puhul oli see, et ma tänase päevani pean oma kõige suuremaks saavutuseks seda, et kõik see aeg, mis ma seal lolli mängisin kohas nimega haridusasutus, siis ma jõudsin järeldusele, et mitte miski ei jää kiusajaid nii palju kettasse, kui sa neid materjali ära võtad. Ja mina lõpuks jõudsin põhjapanule järeldusele, et kõige lihtsam on hommikul kohe nende üle nalja teha. Saad lõgemetesse ära, neil on päev rikutud, sina saad sõpradega trepi all nutte ja hängida. See on see, mis ma tegin kõik alati. Sul on sõpru, see ei ole sõpru, see on 3 tüüpi, kes saavad koolis iga päev molli. Meil on üleelamise laager rohkem kui... Jah, täpselt nii. Sama eduga võiks kuskil koonduslaagris küsida, et kuidas sõpradel läheb. Hängivad samas ruumis, kuidas nad ikka läheb. Aga tagantjärele mõeldes võib rõõmsalt öelda seda, et üks hästi oluline asi juhtus need 90-ndate puhul küll. Ma sain hästi kiiresti aru, et lõppkokkuvõttes, kui ma oma tervisega 90-ndate lõpuni elan, siis võib-olla elan 2000-ndatel ka. Nüüd ma pean kohe tegema ka seda. Vana hea. Väike lauluheli, muidu läheb elu raskeks. Hea, et laste etendus ei ole muidu. Oleks nagu karmim, et ma olen turvamehena seda pealt näinud, et kui on loote etendus ja paaris kärakat ei müüda ja isegi lootel on kurb. Ja tissil on raske. Aga keegi on käinud loote etendus. See on ka hea. Aga teine pool algab morbiidselt. Mitte et esimene nüüd kuidagi suurte rõõmuisetega oleks hakanud, aga ma teen endast parima, et me nagu sinna morbiidsusesse pidama jää. Mina jään, aga teid me toome sealt ära, ei ole vaja hängida võõra soovis. Ma olen ikkagi Kopli kutt selles mõttes, et meil on siin piirid ja värk ja. Et nagu te näete, on presenteeritud 2 hästi olulist asja iga Eesti mehe elus. Midagi head ja midagi rõvedat. Üks on kannus, sest ta on hea, teine on klaasis, sellepärast, et segamini läheks. Nüüd ma pean ütlema ka kohe selle ära, et see nüüd ei ole morbiidne osa, aga tänase päeva seisuga ma just tegin arvutus, et ma olen olnud täiesti kaine 3 aastat, 7 kuud ja 1 päeva. Aitäh. Ja ma tean, vaat hakkab looma. Wow. Ta on meil elus. Ma tänan selle aplausi eest, aga see ei ole kuidagi minuga seotud otseselt. Selles mõttes see ei olnud see, et ma ärkasin 3 aastat, 7 kuud ja 1 päev tagasi ja mõtlesin, nüüd aitab. Ei! Ma ärkasin selle peale, et mul üks kops ei töötanud. Ja, tõesti sündin lugu. Ma lihtsalt nimelt otsustasin aastast 2010, 13 aastat järjest väga aktiivselt näha vaeva selle nimel, et ennast surnuks juua. Ja ei tulnud välja. Ma olen siiamaani väga pettunud, seda ka ei saa reis. Tüüpiline mees, anna midagi kätte, ikka vajub ära. Nimelt aastal 2010 suri mu isa. Ja nii naljaks, kui see käi kõla mulle tänasel päeval, siis mehena, kellele keegi polnud kunagi tunnetest rääkinud, ega nendega hakkama saamisest midagi kuidagi seletanud. See tundus olevat niivõrd raske lõõk, et ma võtsin ette ainsa meetodi, mida ma toona teadsin. Sest ma olin teinud veidi vaatlust ja avastanud, et alkohol on number 1 kõige kättesaadavam sotsiaalne lubrikant siin riigis. Kohe peale Tallinna veekraani. Aga see teine nagu ei aidanud.
esimene ka ei aita, seda ma ütlen kohe, puhtalt kogemuse pealt. Et kui keegi tuleb selle jutuga, et võta napsu, läheb paremaks, ei lähe, see läheb hullemaks lihtsalt hiljem. See on nagu Elroni graafiku ümber tõstmine, selles mõttes, ega kiiremini see Tartusse ei jõua, lihtsalt hakkad hiljem sõitma. Et jaa, ma olen ka muidugi see mees, et ma vahepeal tõesti petan oma sõltuvust väikse alkovaba õllega, puht sellepärast, et ma nagu ei jõua vett nii palju juua kogu aeg. Kuigi ta on hea ja ma lugesin ERR-ist, et mulliga vesi on tervislik, sest ta on mulliga ja sellest ajast saati ma olen müüdud. Ma olen lihtne poiss, kes veel aru ei saanud. Ma olen humanitard, nagu ütleb kallis kaaskoomik Daniel Weinbergs. Matemaatika ja mina, meil on ammu diil. Tema ei näpi mind, mina ei puutu teda. Ma 9 aastat käisin Kopli koolis, arvutasin grammides, hiljem läksin Mustamäele kooli, siis ei arvutanud üldiselt. Ja mina käisin gümnaasiumis 3 aastat IT-klassis muide. Ärge kartke, ma ei võtnud ühtegi, ma võtsin kõik tabletid ära. Ma võtsin telefoni kõne ka vastu, ma olen ikka Matrixis. Sest ma sain aru, et ma ei proge ennast sealt välja. Ja neile, kes ei ole Matrixit näinud, siis ütleme niimoodi, et mind väga ei eruta kuskil allveelaevas lobi süüa. Ma jään Matrixisse, nagu miks ma olen Nõukogude Liidu laps, päriselt ütlete mulle, et nagu, aga vabadus on allveelaevas. Ei ole. Ei, ma olen selle kiilaka kutiga sealt filmist, nagu ma sööks steiki, mida ma ei söö muidugi, sest et nagu ma olen töötu, mis steiki ma nagu turisti ei näe. Ajateenistuses saati vahepeal väike chili con carne, nagu asi karmiks läheb, et otsin seda chillit selle karne kõrval, et tomati kastme sees Felixi purgi põhjas nagu tulevikku. Nagu. Keegi on söönud. Aga jaa, ma 13 aastat tõesti üritasin ennast igasuguste toredate ja vähem toredate jookidega vabastada halbadest mõtetest. Ma olen siiamaani väga šokis, et ma mitte kunagi ei joonud topsi viina ja ma ei saa aru, miks. Ma päriselt ei saa aru. Ma ei saa üldiselt aru, miks ta olemas on, aga ma mõtlen, et ma olen nagu igasugu lollus oma elus teinud, aga kuidas ma nagu sellest topsist mööda jalutasin. Ausat viina ma jõin, mis on kõike muud kui aus. Aga topsi viina ma jänksi võtsin seal topsis. Ma siiamaani mõtlen, et kui nagu natuke kõrvale kaldana, kõik kogu aeg räägivad, et oleks vaja nagu uusi dramatiseeringuid lavadele. Mina tahan lavastus selle kohta, kus topsi viin välja mõeldi. Ma olen nõus, ma tahaks näha, see pidi olema mees. Ja ma ütlen miks, seepärast, et see on liiga ebaloogiline toode. Naiste rahvas ei oleks viitsinud topsi viina peale raisata, see on mõttetu. See pidi olema tüüp ja mulle tundub, et see oli tüüp, kellel oli enne seda mingi normrämmar olnud. Ta ärkas emos ja siis jalutas tööle, sest Eesti mehed me ennem sureme ära töö juures, kui me tööle ei lähe. Selatiini topsiga värisedes lihtsalt kontorisse kohale. Jah, seda ka keegi spetsiifiline, aga põhimõtteliselt aitäh. Liimilõht mul seostub muidugi lapsepõlvega, aga ma olen odekat ka joonud. Ma olin 4. klassis ja tundus äge. Ma on ikka muidugi, mis ma mingi lambiparmi ole, ma olen ikka nälja teed mulle. Ma ostan Adekolooni puhtalt pildi järgi, sellepärast ma seda, mille peal Johnny Depp on polegi veel julgenud juua. Nagu Ämber kuulis, et ma joon ja tõmbas naafikusse. Aga ei, see oli Adekoloon ja ma olin ainus oma klassis, kes riba ei pand. Ei ütle väga palju minu kohta, aga see pidi olema see segu veri. Aga jaa, ma ei ole topsi viina proovinud ja ma arvan, et see tüüp jõudis ma selle topsiga töö juurde ja see pidi olema üks nendest päevades, kus ma ei tea, seisis seal koridoris värises ülemus. Ütles, kuule, meil siin just tuli Krossi poeketilt palve, neil on vaja paar asja rebrändida, et on sul mingid mõtted. Ja see tüüp lihtsalt vaatas seda topsi ja tuletas oma nädalavahetust meelde, oli siuke, kui sa niimoodi küsid. Mul on mõte. Ainus väike asi peab vaatama, et see nagu väga lähedale laste selle toiduga ei satu. Sest muidu lõpeb halvasti, vaata.
Nüüd on lati patsaga topsis, kellel seda häda vaja. Topsikat ma pole jah lasknud, sest miks nagu väikesed doosid. Ma olen ikka rohkem liitrimees nagu selles mõttes, et ja igasugu asju sai proovitud, igasugu lollusi sai tehtud ja see asi päädis veel sellega, et kui mul nagu see reis vedelike maailma oli läbi, sest et ma märksin 3 aastat tagasi, terviseks, ärksin 3 aastat tagasi selle peale, et see oli esmaspäeva hommik, kell oli 3:23. Kõik alati küsivad, kus sa tead, vaata, kui sulle sünnikuupäev ei pruugi meelde jääda, sest sa ei ole veel nagu adunud, mis toimub, siis see hetk, kui sa härkad selle peale, et sa ei saa hingata, usu mind, jääb sulle meelde. Sa ei taha teda meelde jätta, aga su keha registreerib selle, sest et sul on kõrval telefon, sest ma olen digiriigis. Ja kell käe peal, mis pidi andma mulle märku, kui süda andiski, selle peale märkasin. Ja tuli välja, et üks kops enam ei töötanud, teine oli ka vaikselt hakkas nagu kehaks ennast sulguma, nimelt mul oli aastaid on selline mure, ma siis veel ei teadnud, ma hiljem sain teada, kui ma haiglasse jõudsin. Sest see oli selles mõttes huvitav aeg, et ma ärksin esimest pool tundi, ma lihtsalt lamasin voodist, ma kartsin püsti tõusta, ma olen kindel, kas ma püsti jään. Aga samal ajal mu aju ütles mulle, et peremees, kui sa püsti ei tõuse, siis suure tõenäosusega sa, sind leitakse sinu oma voodist, kui keegi otsima tuleb. Ja sul on korter koristamata. Ja see oli minu mõte, ma ennast püsti, siis ma mõtlesin, ma peaks nüüd tabletti võtma, sest ma olin vererõhu tablette võtsin. Hiljem sain haiglas teada, et nad ei mõju mulle. Ei, ma olen lihtne Eesti poisna. Anna mulle viina ja tablakaid, paehali. For the rave, with the rave. Ja ma ajasin püsti, võtsin kohe 2 tablakat veel, sest minu aju oli see, et sul tablette vähe sees. Sellepärast see kops ei töötagi. Mu aju kordagi küsin, kui see vererõhk ja kopsud omavahel seotud on, paneme paar tabletti keele alla, läheb peoks. Pool tundi hängisin mööda korterit ringi, kuni sain aru, et paremaks ei lähe ja siis mõtlesin, et nüüd on vaja võtta vastu drastiline samm, sest ma olin vahepeal lisaks sellele, et ma olin mõelnud selle peale, et mul on korter koristamata, ma olin ka läbi mõelnud selle kõige drastilisema stsenaariumi, kus mu ülemusele ütlen, et ma tööle ei tule. Ei, jällegi, selles mõttes, et ma olen lihtne tüüp, ma olen nagu see, et aga tööle on vaja minna. Ja mul oli tol hetkel oli 7 töökohta. Ja, töövõtuleping, see ei ole tehnilist, las see jääb, see on ikka. Mulle ei meeldi töölepingut, sest et seal on liiga palju neid õigusi. Ma ei taha. Ma olen lihtne poiss, kasuta mind ära ja sunni mind lõpus vaidlema, kui palju sa mulle tegelikult maksma pead. Ma olen seda tüüpi poiss. Orjus on põhimõtteliselt minu veres. Tahan olla. Kunagi noorena ma olin emo, ei meeldinud olla, nüüd mulle on siuke 50-60. Või vabandust, see 6-7. Ma käin trendidega kaasas. Ja, ma vaatasin isegi Skibidi toileti ära, käsi kohe haaras tableti järgi. Aga ma panin päriselt paaniks, mõtlesin, kuidas ma seletan nüüd ülemusele, et ma ei tule tööle. Sest Eesti mees üldiselt, nagu nalja teed, ma ärksin üles, mis on, kops ei tööta, teine töötab ju. Mitut kopsu sul vaja on, et üks koolitund ära anda? Räägidki aeglasemalt. Oled seal vahepeal, nagu Arvo Pärdil, kandvad pausid. Võib-olla ka välja kandvad, kunagi ei tea. Ja ma istusin kõik, mul oli esimesed mõtted olid kohe, et nii, täna hommikul toba ei tee. Kohe. Ainult kohvi. Ja jalutad tööle. Värske õhk pidi hea olema. Jah, mul vanaema kogu aeg ütles lapsena, et söö ja siis mine mängi õues, värske õhk on hea. Ma olin siuke nii. Sööma kohe ei hakka, ainult kohvi. Õhtul sööme salatit. Tervisliku toitumise poolt olen ma alati olnud. Nüüd. Ja toona ma olin ilus 150 kilo ka. See oli ka üks põhjus, miks ma tahtsin voodist püsti saada. Ma parem tulen ise välja. Miks ma pean? Ma ei taha inimestele nagu tööd juurde anda. See on ka väga oluline. Kuidas ma nüüd jään siia voodisse vedelema oma selle pagana mitte töötava kopsuga? On nüüd siis suur asi siis. Kuidas need meedikud peavad sisse saama, kui mina neile vastu ei lähe? Ühe kopsuga. Saamegi poolel teel kokku, minu ühe kopsuga, nemad ühe raamiga. Vaatame, mis saab. Ma olin juba sõnumi valmis trükkinud ülemusele. Jään veidi hiljaks.
Ja, aga see oli, trükkisin kõigepealt sõnumi, siis helistasin kiirabisse. Väga huvitav kogemus oli, sain kuldvillakut mängida. Nüüd ma ütlen kohe ära, mul on sügav austus meedikute ja päästetöötajate ja kõigi inimeste vastu, kes on sellega seotud, ärge saage valesti aru, see on karm töö. Nad saavad igasugu lolle kõnesid ja kõiki, aga lihtsalt tollel hetkel nagu, need küsimused tundusid mulle selles mõttes absurdsed, et kui sa oled olukorras, kus sa, ja nüüd ma vabandan ka kõigi ees, kellel on nagu mul väga elav kujutusvõime, et ei saa seda, mis ma kohe ütlen peast välja, aga ise te siia tulite. Kui sa oled 150 kilo omaenda korteris alasti trükkimas sõnumid, ma jään veidikene hiljaks, sest kõrvalt sa võib tunduda, et sul oli Tinderi date plaanis, aga tegelikult sa lihtsalt tahad informeerida ühte väga õnnetut õppealajuhatajat, et sa jääd hiljaks. Tal niigi, tead, värskelt koroonast väljas. Vähemalt pole koroonas. Ja siis helistad kiirabisse ja siis nad küsivad sult neid küsimusi stiilis, et kui hästi te tunnete patsienti? Ma olen Eesti mees, mis mõttes, kui hästi te tunnete, me oleme kohtunud. Ma olen viibinud samadel üritustel, me oleme, võiks öelda, et ka paar sõna vahetanud. Mitte midagi tõsist. Sest et vaadake, me ei ole veel seal meestena ega Eesti meestena, et ma tean, tänapäeval on populaarne öelda, et mehed peaks rohkem rääkima. Te ei taha kuulda, mis meil teile öelda on. Sest meie ju teame, meie ei taha kuulda, mis meil öelda on. Siin kõik naersid, kui ma rääkisin fotodest, aga ma tagant järgi mõtlen, et kuskil mingi osa minust oli ka see, et ära räägi seda inimestele, terapeut juba nutab. Mis on ka tõsi. Ta oli see, et see ei saa tõsi olla, see on alles algus. Nüüd on tema nagu see, et meil on vaja piirid paika saada. Ega ma idanaaber ei ole nagu. Aga ühesõnaga. Sest et kui mult küsiti, et nagu, kui hästi te tunnete patsient, mis ma pean ütlema neile? Kui ma tunneks teda hästi, ma ju ei helistaks praegu. Mul ei oleks teiega kena tütarlaps, kes iganes, kui vana te seal teisel pool seda toru olete, ma ei oleks praegu see kokutav mõmmi aabits, kel 4 hommikul toru otsas üritamas ära seletada, mis tal viga on. Eks ole. Kui ma tunneks ennast, ma oleks 2010 aru saanud, et halb mõte on hakata tegelema leinaga nagu tagantpoolt. Oleks võinud rääkida kellegi, aga ei, ma tegin seda, mida kõik tüübid ütlesid, et võta napsu, see läheb kergemaks, ei lõinud, aga lõbus oli, mitte teistel, mul vist, mitte alati endale. Aga ja siis ma hakkasingi mõtlema selle peale, et etteruttavalt või tagant järgi, ma ei tea, kus võtta, et kas see oleks aidanud, kui mul oleks keegi lapsena näiteks öelnud, et selle asemel, et korrutada seda, mida minu generatsiooni meestele kogu aeg öeldi, et mehed ei nuta. Me tegime filmi ka, mis on tõesti maru segadussaja film, sest ma ei saa mitte kuidagi aru, kuidas see nutmisega seotud on. Sest mehed ei nuta on film tüübist, kellel puudub igasugune orienteerumise taju. Ja ikka kõik ütlevad, et tema teab, kuhu me läheme. Ei tea ju, sa oled ju vales kohas ju. Ära lase sellel vennal esimesena minna, pane keegi teine. Kaua te käite võõrast akende taga? Aga ei, meil kogu aeg öeldi, mehed ei nuta. Ei ole vaja, ma kunagi üritasin, mul oli mure, kui lapsena läksid, üritasid kellegiga rääkida, lähed ikka isa juurde, kelle juurde sa lähed, paps, joont, näed. See on ene väid. Ta on mõtteline. Ok. Schopenhauer, Mõtteline joon, nii, mis ma taga teen. Seal pool joont on tunded. Me oleme siin pool joont. Nii, Aristoteles, mis edasi saab? Ei saad aru, me ei räägi tunnetest. Tunded on seal pool, seal on tüdrukud ja tunded, siin on mehed. Ma ütlen, aha. Thanks, good talk. Ma lähen saan moll edasi koolis. Ei, mul sellest paps oli tore mees, ma alati kui ütlesin talle, et mind kiusatakse, siis lõi vastu. Ma olen siuke, et nad on kiire, ma ütlesin, adapt, ma ei tea, ta ei rääkinud inglise keelt, ma ei tea, mis ma inglise keelt.
sa enneta, 120 kiloga maru keeruline. Ainus, mis ma saan hakanud, ma kuskilt veerema hakkama. Koolis 4 korrust, hakkan ülevalt alla, lõpuks on ikka kellegi kätte. Suure tõenäosusega õppale juhataja. Aga ma olen mastaapse mõtlemisega poiss. Keegi peab vastutama. Et jaa, mul tunded ei olnud kunagi nagu minu teema, siiamaani vist pole. Et selles mõttes, et siis ma ei teadnudki, kuidas reageerida. Ütlesin, et tunnen vist, jah. Siis küsiti palju keerulisem küsimus. Tuli see, et mis teil see viga on? Ma ei saa hingata, seda me kuuleme, aga miks te hingata ei saa? Mitte hingamise pärast, nagu ma siin üritan tead värisevate käte kohta, ma kohe guugeldan äkki why not breathe, vaata, mis ta mulle ütleb nagu, sest et ei tööta midagi mu sees, aha. Ei, selles mõttes meil oli tore vestlus, vahepeal lülitati mingi arst sinna vestlusesse mingil põhjusel. Tema häälest oli ka kuulda, et oli väga rõõmus, et seal vestluses on. Meenutas mulle seda, kui ma koroona ajal helistasin perearsti nõuandeliinile ja sain aru, et ma kogu aeg niimoodi abi saama. Ei, no sa kuuled häälest on see, mida? Patsient siin mul vist on koroona, helistage kui päriselt on. Ok. Sorry, et segasin. Ei, jällegi, ma saan aru, kell on 4 hommikul mingi vend, kui lämbub sul telefoni otsas. Nagu mingi 90 telefoni seks, aga ta õnneks tasuta. Ja siis lõpuks tuli see põhiteema, et okei, et saadame teile kiirabi. Õnneks saadeti ka, nad tulid kohale. Ma olin väga õnnelik, ma läksin neile vastu. Selles mõttes ma saan ju trepist käia alla. Trepist alla on palju lihtsam minna. Ühe kopsuga. Ma ei tea, ma pole proovinud üles minna, nii et ma oleks öelda, et pole üles on ka täitsa okei. Ei, nad olid hästi toredad, nad võtsid mu kaasa. Või saas, nad oleks võinud muka sinna jääda, aga... Ei, võtsid kaasa, käisin kardioloogia EMO-s. Seal ka inimestele ei meeldinud olla. Väga lõbus oli. Mul oli kohe motivatsioon terveks saada peale esimest tööd. Ja, erakorralise meditsiini osakond, fantastiline. Erakorraline peaks ütlema. Ei, heas mõttes, seal on nagu... Ma avastasin, et ma kardan ilusate tütarlaste ees plastikpudelisse urineerida. Pole minu teema. Internetis tundus palju lihtsam, aga seal ma nagu lamasin. Ei, nad on sõbralikud, kes seal asjad nõmedaks see, et nad on suga liiga toredad. Sa oled seal kinni seotud, sest nad me oleme seda kõike näinud. Ei tee paremaks. Ma ei kahtlegi, et sa oled igasugused asju näinud. Ma ei taha, et sa mind näed. See on see probleem. Natasha. Ma niigi üritan aru saada, miks sa võrksukkades ei ole. Internetis oli hoopis teine pilt. Ma olen ikkagi nagu filme näinud. Ma olen nagu meie kunagine minister, ma tean meditsiinist kõike, mul on videod vaadatud. Ja sa tuled siin oma sinise pükste ja sinise särgiga ja ütled, et siia saab. Sa räägid vale osaga minust. Lõpuks istud silmad punnis, kuni vanem õde su lahti seob. Sõnalises mõttes, et minge käige WC-s ära. Sa saad aru, et see on inimlik, see on tore. Ei, ma ütlen kohe ära nüüd kõigile siin viibivatele meditsiini inimestele, te olete muidu toredad, aga te olete kindlasti mingi hetk praktikandid. Ja minu kogemus on see, et on hästi toredad praktikandid, siis on praktikandid, kellest ma jooksen kohe. Ma toon väga lihtsa näite, ma 2 päeva hängisin EMO-s, hängimisel on palju öeldud, ma olen voodi külge kinni seotud. Mul on erinevaid fetišeid unes läbi käinud, aga ükski neist ei piiksunud. Ei, selles mõttes on äge, et sa ärkad iga poole tunniga töö, sellest võedetakse mererõhku, aga sul ma ei teagi, kas see on nii hea või halb, et käsi on liiga suur selle aparaadi jaoks ja siis sa nagu pool ööd mõtled, et kas mul teine käsi on alles veel. Ei, väga normhäng oli. Mina ja 3 tšikki, kes kokku on sama vanad kui kogu Eesti Vabariik ajalooliselt. Ei, need oli hästi toredad prouad.
Need vaatasid mind ütlesid amatöör. Me varem käinud, ma näen jah. Ma olen siin 50 aastat veel minna, nagu märgi on. Aga ei, mul lihtsalt oli see häda, et ma olin sinna voodi külge seotud ja 2 päeva vaatasin seda asja kõrvalt. Esimene hommik ma ärksin üles, või noh, tehniliselt jah, esimene hommik EMO-s. Ma olin terve päeva enne seal kvaliteet aega veetnud Jeesus asendis. Aga siis ma lõpuks jäin magama ja hommikul ärksin üles ja tuli välja, et ma olen nüüd see eksponaat. Või mis iganes selle asja nimi on. Seal oli arst ja hunnik tüüpe märkmikega. Ma tean, see on senikaua naljaks, kui need sind ei märgi üles või mis iganes nad teevad. Ja seal oli mingi äge tüüd, kes lihtsalt vaatas mind. Ta oli näha, et ta on kõik videoloengud ära vaadanud koroona. Arst küsis, et noored kolleegid, et on kellelgi ideid, ettepanekuid. Mis sellel tüübil viga võiks olla, kui me siin juba kõik oleme, vaata. Ja see mees pani mulle kohe diagnoos, ütles, tal on kõrvad imeliku kujuga. Ka arst naeris. Aga tuleb välja, et meil oli arstiga sama mõte. Täpselt samal ajal. Me mõlemad üritasime välja mõelda, kuidas kõrvade kuju südame tööga seotud on. Teoreetilisest aspektist vähemalt, et enne kui me hakkame siin lahkama seda küsimust praktiliselt. Seda vastust me ei saanud kahjuks. See oli üks nendest julgetest tudengitest, kes enne ütles ja siis hakkas mõtlema, et oli vaja nagu. Ja mina lootsin, et see mu raviarst ei ole see praktikandi vend nagu, et tahaks ikkagi kedagi, kes nagu lähemalt otsib seda probleemi. Samas hea, ta jalgadest ei alustanud, ma oleks võib-olla siiamaani seal. Tal on 10 varvast, vau. Ei, kindlasti läheb tal hästi. See silt, lihtsalt nüüd mul on see, et iga kord, kui ma näen seda sõna, ma olen mu kõrvad. Ja ei, ma olen siin paar nädalat hängisin, mul oli väga tore, mul olid suurepärast palatikaaslased 2 tükki, mitte samal ajal küll, oleks palju lõbusam olnud. Esimene oli Keilast. Ta ise ütles. Mina olin enne teda seal, ma olin juba vana oli ja vaata, ma olin päeva varem kohale jõudnud. See on nagu äge haiglas, ma pean tõdema, et mitte, et ma soovitaks sinna minna, aga nad on jube sõbralikud sinu käest. Mind võttis kiirabist tõsteti, või aidati, mis tõsteti. Aidati ratastooli, juba hea märk. Ma olen nüüd professor X, mitte kommunistliku režiimi jäänud. Hästi ilus poiss veel. Ei, päriselt väga ilus mees oli. Kõrvarõngaga pool. Ma olen seda videot ka näinud. Ei, ta oli väga sõbralik. Lohutas mind, see on, mitte et see aitaks, aga tüüp veeretab mind EMO-sse, samal ajal võib ka hullem olla, fänks, et need kaasa jäävad. Ei, ma saan aru, neil see väike pull käib asja juurde, sa ei tööta maailma kõige rõõmsamas kohas. Minu esimene arst oli ka väga tore, vaatas mulle otsa, et elada tahate ja väga hästi, siis peab ravima hakkama. Ei, aus, selles mõttes ei ole see mingit eelmängu, tal on 2 topeltvahetus selja taga, tema ei hakka siin sinuga. Tahad elada hea, no siis tee tööd. Oled mees või ei ole? Tahad elada, kui sa varem olid? Kõige rohkem, jah täpselt, tööl. Kõige rohkem sellest kogemust võits minu raviarst. Siiamaani naerab ja nutab. Ta meenutas mulle mu matemaatikaõpetajat väga mitmel moel. Sest mu matemaatikaõpetaja gümnaasiumis tegi sama trikki, et iga kord, kui tal oli tunne, et võiks nagu huumorit klassis, ta kutsus minu tahvli ette. Ütles kõigile, et nüüd ei pane midagi kirja. See on Popov. Panen pastaks kõest ära. See ei ole matemaatika, see on humoresk. Mina panin hullu tahvlil, tema ühe silmaga naeris, teisega nutis, pisaraid tuli mõlemas seal. Mina küsisin, kuidas mul läheb, ta ütles, you do you boy. Neid sümboleid pole matemaatikas olemaski. Küta, ilus poiss. Saad Kopli koolist head gramme ei ole. Ja minu raviarst ka, ma rääkisin talle kõik ausalt, ta küsis. Millal te saite aru, et tervisega halvasti on? Ma olin selline, et ega ma ei saa öelda, et ma oleks aru saanud. Mult juba küsiti seda küsimust, et kas te tunnete patsienti, ma pean vastama, et ütleme niimoodi, et viimaste päevade jooksul ma olen tunda saanud. Aga oli mingeid märke, ma ütlesin, ma ei tea, et mul viimased 5 aastat nagu hingamisraskused tulevad ja lähevad nagu Põhja-Tallinn. Arst oli, 5 aastat, jah.
ja mis te teinud olete siis selle jaoks, et paremaks läheks? Ma ütlesin, no nüüd enam ei suitseta, ainult veibin. Ta ütles, väga tubli. See kindlasti aitas. Olete veel midagi elu juures muutunud? Ma ütlesin, no üritan tervislikumalt toituda. Kuidas see siis välja näeb? Et iga päev pizzat ei see? No, that's my boy. No sa nägid, tal oli paar lauset ma olin öelnud, ta oli juba täpselt samas seisundis nagu mu mataõpetaja. Nagu ta ei tea, jama oli muidugi selles, et erinevalt oma mataõpetast temal ma hoidsin käest kinni. Ma seletan see. Ma olin selleks ajaks haiglas olnud 4 päeva. Mul, nagu, minuga oli tehtud asju, üks vend tuvastas mu kõrvad, eks ole. Ma olin mitte 1, vaid 2 korda neelanud toru. Ma seletan, see on selline protseduur, mida tehakse selle jaoks, et tuvastada, kas sul on maohaavandid tänase päevani. Minu raviarst ei tea, mida nad mu maos südamega seoses otsisid. Esimene kord oli naljakas, ma ütlen. Siis kui mind kohal, kuidas võtta, esimene kord, ma olin lihtsalt nii segaduses, ma olin seal pool pisaratest, et mul lubati päev hiljem pissile minna. Ma pidasin vastu. Ma ei murdunud. Veeretati kohale, seda ma unusta kunagi, see protseduurid. 2 naisterahvast nägid mind, et kohe on lõbus. Siin pannakse ilusti sinna loota asendisse külili. Ja siis viimane asi, mis ma mäletan, oli see, et mulle tehti pai. See oli väga nunnu lihtsalt. Ma vajusin ära peale seda, et mind hoiatati ette, et esimene kord võib minestada. Esimene kord, teine kord enam ei tohi. Teine kord oled mees. Neelad nagu peab. Päev hiljem ma olin tagasi. Selle peale küsiti, et hakkas meeldima. Ma mõtlesin, põhimõtteliselt. Ma ei unusta kunagi seda nagu. See sama tüüp veeretas. Ta oli see, aga talle öeldi, tema veeretas, ega tema ei ole tema asi küsida, et teile alles neelas. Nagu. Äkki ootaks need tulemused ära. Topelt ei keris. Suur poiss. Siis ma istusin seal, mul oli see tüüp Keilast, mind viidi palatisse, tema tuli päev hiljem, sest ta on Keilast. Saiss. Ma ei hakanud talle ütlema, et Koplis, sest ma sain kohe aru, et see ei vii meid üksteisele lähemale. Ma nagu ei tahtnud ka talle väga palju, selles mõttes, et me olime juba samas ruumis. Teine oli, ma ei tea, kas ooperilaulja või midagi, ta on laulumees. Tuli lauludes palati uks sisse, vennal endal süda ei tööta normaalselt. See on Eesti mees, kuni ma veel saan. Tõmban sulle valgeid roose, seda on meil siin kõigil vaja. Ei, lõbus oli, ma võitsin oma arsti ja sellepärast käest kinni, et 4 päeva keegi pole mulle midagi rääkinud ja siis ma lihtsalt pisaratas. Kui tihti sa ikka saad nuttes naisel käest kinni, kui sa üksi elad. Pisaratas on käest kinni, doktor, mis mul viga on, ta olete haiglas, on see slaabuagur. Nii palju kirgem hakkas. Siin neelatas ei uskunud. Ei, ta rääkis mulle ära, et põhimõtteliselt on nagu, oli halvasti, nüüd on parem. Aga on pikk tee minna. Mõtlesin sellest, ma sain ise ka aru. Siis mul keelati kõik ilusad asjad ära. Napsu ei tohi võtta, suitsu ei tohi teha. Mõtlesin, kas lootus võib olla, no kui on, siis võib. Ei, mul on hästi tore, mul on hästi tore raviarst. Ta kiitis mind, ütles, et see on hea, et hakkasite vähemalt vahetult enne natuke trenni tegema. Ei, ta ütleski, et kui ta poleks üldse trenni teinud 2 aastat varem, siis oleks halvemini lõppenud. Ma ütlesin, kui palju halvemini? No ma ei tea. Sest ma sain ka aru, et meditsiinis nagu see oleks võinud on selline... No ma saan aru ka, nagu, kus sa siis nagu oskad öelda, et üks kops töötab, teine ei tööta. Keha kogus vedelikku hästi palju. Ma ei saanud sellest aru, miks ta seda ojule pani. No, pärast ikka hoidsid kinni, istusid seal kuradi selles emos, kõik olid see, et aga me oleme näinud. Ja, te juba ütlesite seda. Aga mina ei ole siuke näitaja poiss. Mulle meeldib privaatselt vetsus käia. Aitab mulle sellest ajateenistusest küll. Pole see metsalaager. Tooge mulle kämo näkku, oi, siin hakkab asju juhtuma. Ta on kohe ringkaitse sisse ümber selle palati. Aga jah, ma olin haiglas 2 nädalat, siis lasti välja. Kõige karmim selle puhul oli see, et ma olin ära unustanud. Mul võeti verd. Nüüd enam pole näha.
aga siis ma olin suurem või paksem, praegu vahet ära. Ütleme nii, et mu käed nägid välja, et ma läksin Kopli noorusesse tagasi. Ja ma läksin kohe tööle. Sest 2 nädalat pole käinud. Mul oli juba see, et võõrutusnähud hakkasid tekkima. Mõtlesin, et saabki niimoodi, et ei pea iga päev tööl käima. Ma ise endale panin kohe pehmo tõrje kirri ära. Läksin tööle, seisin klassi ees, kui jube vaikne on. Mitte, et seal üldiselt nüüd teab, mis suur diskussioon toimuks. Ma mõtlesin, midagi on valesti, siis tuli meelde, et mul liigiste varrukatega särk. See respekt, millega mind vaadati. Poiss on tagasi. Seal üks küsiski, et õpetaja käisite kodukandis. Põhimõtteliselt küll. Streets are back. Pärast õppelajata, et see pika varrukatega särki ei tahtnud panna. Ma unustasin ära. Ma olin nii ära harjunud, et kodus oli imelik, et keegi laula sul palatus. Päed ise hakkama saama. Ja mina hommikul panin oma särgi. Mul pole oma auk häbeneda. Seisid vaata. Pärast sain aru, et võib-olla oleks võinud kuidagi ära katta selle, et mul mingil põhjusel taheti kuskilt näppude vahelt ka võtta ja tund välja. See nägi välja, nagu ma oleks eksperimenteerinud, kas film Saag on dokumentaal või mitte. Aga ei, kõik läks nagu chill. Nüüd ma võtan ravimeid, ma olen nüüd ametlikult sünteetika peal. Ja, 38 aastat läks aega. 38 aastat ma hoidsin. Naljaks lugu on see, et ma olen nüüd selles olukorras, et kui lapsena mul öeldi, et sais, narkootikumid on halvad, nad mõjuvad su tervisele halvasti. Siis nüüd mul öeldakse, et sais, tablakaid peab võtma, muidu läheb halvasti. Ma olen siuke, et kumb siis? Apteegid nad saavad mu peale alati pahaseks, kui ma tulen oma narksi küsima. Need on ravimid, jah, aga ma lugesin neid vahelehti või mis iganes need asjad seal karbis ja see on senikaua naljaks, kuni saad aru, et neid vist ka tõlgitakse AI-ga. Andke abi, näe. Ma sain teada, et ma võtan ravimid, mis võib tekitada kihku tantsida. Nagu ma ei tea, kus teil, aga minu arust AI on liiga kaugele läinud. Tähendab, sõna kihku selleks ma ei olnud valmis. Nüüd ma tean, miks ma rahvatantsu läksin. See on mu raviarst, ta tahab mulle meelde tuletada, et nagu kuuled sina võta tabletti. Ei, selles mõttes nagu see kihku tantsida, ma käisin rahvatants ka ja ma olen lõpuni kindel, mida ma siis täpselt võtan, et minu ajal kutsuti seda LSD. See on pakendatud, see on apteegis saan, mul retsepte. Teine äge ravim, mis ma võtan, sealt ma sain teada, et üks potentsiaalne kõrvalnähtus, ootamatu enneaegne rasedus. Ma nüüd ei ole ekspert. Üldiselt, ei tervise ega meeste tervise osas. Selle teise kohta ma tean natuke rohkem. Mis mõttes ootamatu? Just, aga nagu, ma saan aru, et see on saksa keeles Kindersurprise, aga nagu enneaegne, okei, sellest ma enam-vähem mõistan, et seal on see 9 kuud ja whatever. Aga ikkagi jällegi, et nüüd ma olen kogu aeg paanikas, kui ma kaalu peal kodus käin, et kaalunumber liigub, ma olen nagu see minu eelarvega oodatud ka nagu ei... Ma ei jõua naabritele ära seletada, nagu kui sa selle lapse said ravimid. Mul oli valida, arst ütles, elada tahad, ma ütlesin tahan, nüüd siin me nüüd koos. Tipp ja täpne. Ei, selles mõttes, nali näljaks, ma võtan oma ravimeid, minu lemmikasi selle puhul on see, et vaata, Eesti mehena nüüd mul on ära kadunud see vajadus suhelda inimestega sellel teemal. Sest varem ma pidin oma lemmikdiilerile helistama, või okei, see on natuke karm, aga pereõele. Te helistasid talle, ütlesid, et Popov, tableti, millist kõiki, me saame jumala hästi läbi. Me polnud kohtunud aastaid, ta nagu lihtsalt, tal on väga meeldiv hääl ka.
ja saab ikka, maksimum 2 päeva pärast on teil seal need retseptid selles pagana süsteemis ja mingi ostke. Nüüd on äpp. Ma olen digitaalse diileriga ühenduses. Mina lihtsalt vajutan kõik. Äpp saadab ära, 2 päeva hiljem tuleb teavitus, et pasaalustane. Võite minna apteeki, ma olen jälle see tableti manu. Olen oma maja prouadega väga populaarne nüüd. Mitte selle pärast. Meil on millest rääkida. Nüüd ma saan aru, kellele see pink seal maja ees on. Mulle tuleb välja. Varem ma nagu naersin, et ei tea, kes siin pingi peal istub. Mina ja baabuskad. Mina räägin neile, mis tablette ma võtan. Nemad annavad mulle tagasisidet. Palju parem kui Ravimiameti omaga selles. Nad on väga sõbralikud. Ma võtsin seda ka. Enam ei võta. Nii. Siis ei mulle anti kangemat kraami. Anna arsti number. Vaja suhelda veits. Ei, aga tegelikult nali naljaks selles mõttes, et see kõik oleks olnud ära hoitav, kui ma oleks õigel ajal arsti juurde läinud, näiteks aastal 2011, kui ma tundsin, et süda puperdab, sest et mul aastal 2013 öeldi, või 2022, ma kuna te oska arvutada ka, et muidu on sul kõik südamega kõik korras, aga lihtsalt üks südame pool lööb ühte rütmi, teine teist. Mul nagu ühel pool oli Arvo Pärt, teisel pool oli 5-. Rämmar kohtub klassikaga. Ja mis minu arstile kõige rohkem selle puhul meeldis oli see, et ma rääkisin talle kausalt ära, et loetud nädalad enne seda, kui ma haiglasse sattusin, viibisin ma Šotimaal, Edinburgh's, kus iganes nad seda päriselt ütlevad. Pealinnas ühesõnaga, ta on šotlaste juures. Ja neil on selline tore mägi, nad kutsuvad seda kuningas Arturi troonimäeks. Ja mina otsustasin tolle suve kõige kuumemal päeval, et täna on see päev tuumapommakaga sinna Mäkkeronida. 3 korda mu keha mõtles, et äkki sa lähed alla tagasi, aga ma ei anna alla. Ma olen Eesti mees, ma ennem vaagun hinge sellel mäel, kui ma sealt alla lähen. Lõpuks ma tulin alla ka sealt ja kõik mind ümbritsevad inimesed said aru, et tegu on mitte šotlasega. Siin on tegu millegi väga eksklusiivsega, seda ei saa kuidagi muud moodi kirjeldada, et tegu on inimesega, kes ei kuulu ka meie galaktikasse. Marvel ei ole talle veel universumit leidnud lihtsalt. Ma rääkisin selle oma arstile ära, ta lihtsalt naeris, ütles, et see ei üllata mind. Kas te plaanite seda veel teha? Ma vist rohkem ei jõua, et sa arvatavasti mitte, aga kas te plaanite? Ma ei plaani, see on väga hea, ärge rohkem tehke. Jah. See on väga halb, kui teil süda on rütmist väljas ja te üritate nagu mäest üles minna halval päeval. Ja ma võin nüüd joomselt öelda, et ma olen põhimõtteliselt Jason Statham, mitte selles mõttes jällegi. Mulle anti ka elektrit, et ma ellu tagasi tuleks. Samal ajal elus olles. Ja, seekord pandi ilusti narkoosi alla. Hea, et ilusti, oleks halvasti pandud, oleks võib-olla hullem. Ja anti sutsakas. Tõmmati rütmi tagasi. Aga see narkoosi alt välja tulemine on selles mõttes huvitav kogemus, et sa nagu kõigepealt tuleb mõistus tagasi, või nii palju, kui sul seda on. Ma olen Eesti ees. Enne kui keha reageerima hakkab, siis sa oled nagu nüüd ma tean, mis tunne on olla oma enda kehas peidus. Sest ma nagu nägin kõike, mis toimub, ma ei saa mitte midagi öelda. Aga ma kuulsin kõike, mis ümber toimus. Natuke selline väike teataga no snitch olukord, et tahaks öelda küll midagi, aga ei saa. Ja väga lõbus oli, mitte see narkoosi osa, aga pärast. Ma olin veel nii kõva vend, et ma kõndisin otse protseduurilt notarisse. Ja kodu endale ostma. Tead, kui keeruline notaril oli mind tõsiselt võtta, kui ma ütlesin, et ma olen täie tervise ja mõistuse juures. Kõlab, jah? Ma olen väga energiat täis. Eraldi arve tuleb Enefitilt pärast. Ja aasta hiljem peale seda, kui ma see haiglaseiklus oli, siis mul vaimse tervisega oleks ka aia taha. Mitte, et mul seda varem palju, kes veel aru ei saanud, mul seda pole kunagi palju olnud. Nüüd ma olen, ütleme niimoodi, et ma olen olnud selles olukorras, kus sa istud kodus või istud lamad, vahetele erinevates asendites. Kõige karmim asi, mis juhtub Eesti mehe jaoks on see, et vaata, kui sul ei lubata napsu võtta, siis juhtub see loll lugu, et sa avastad ennast olukorrast, et sul ei ole muud väljundit ja sa pead hakkama nagu otsima endale mingit uut võimalust nende mõtetega võitlemiseks ja kui seda ei ole, siis nad tulevad sulle kõik koju. Ja mina olen selle suurepärase meister ja Margarita olukorra läbi teinud, kus sa istud oma enda kodus ja lihtsalt vaatad oma teemonit ja küsimus, kas te lähete ära? Me hakkame sulle kohe rääkima asjadest. Okei, tavai. Ja siis sa kuulad seda kõike ja siis sa lõpuks
saad aru, et kõik see, mida sa tahataustale lükkasid, ei ole sinna tahataustale jäänud ja sa saad veel tablette. Antidepressandid, bänger asi, ma ei tea, miks ma neid varem ei võtnud. See ei ole reklaam. Ei, pool aastat võtsin, tõmbas enam-vähem normi, sain aru, miks, nii karmuga see kõla, miks mingi kunstiinimestele tabletid meeldivad. Wow! Unenäod. Aga sa saad aru, et asi on käest ära, kui sa nagu tunned värvide maitset, siis sa oled nagu see, et vist kõik on see, et kas sul on kõik hästi. Noh, tätu põhimõtteliselt, mina hängin koos tema ja äpuga, meil on nagu bängerpidu. Kõik teised vaatavad, kiilaks on lolliks läinud. Nüüd, miks ma sellest kõigest räägin? Sellepärast, et ma tahaks siia lõpetuseks öelda seda, et ma olen õppinud 3 väga kurba asja, aga väga õpetlikku asja. Kui sa meesterahvana ütled kellegile, et sa ei võta napsu, see ajab inimesed veel rohkem paanikasse kui see, kui sa neile välja tuled kaapist. Ei päriselt, kui mina ütlesin oma meessoost sõpradele, et ma rohkem ei joo, nad olid kõik see, et oota. Täna või? Ei, üldse. Mis mõttes üldse, mul on juubel järgmine aasta. Ma ei tohi napsu võtta, arst ei luba. Arsti pole siin. Ma panin tähele jah, et teda ei ole, aga kui ma seal nagu emos tagasi olen, siis nagu keeruline on talle rääkida, et ei, ma olen full nagu see kutt, kes kuulub. Nad on paanik, nad ei oska suga midagi teha. Kui sa neile ütleksid, et ma vist nagu, mulle meeldivad poisid, nad napsu võtad ja siis on okei. Tulge sõbraga sünnipäevale või midagi. See on okei, see pole probleemi. Aga see ei joo ja mõtles. Sest nad ei oska suga rääkida enam, vaatas. Nüüd on see jama, et sulle jääb meelde. Ja. Ma tean. Sa saad mingid argumente vastu esitada, et äkki me ei peaks kell 4 hommikul esmaspäeval seda viimast topsi jooma. Nagu tööpäev. Teine asi on see, et nad üritavad sind aidata, aga nad ei oska, sest vaata, neil on pehmotõrje läbi tehtud. Meil oli kunagi see legendaarne Saku reklaam, kus tüüp sai kalaga sõpradelt vastu molli, sest ta ütles selle kõige koledama lause, mul on kodus naisega hea olla. Teised on pubis. Mis mõttes sa oled kodus ja veel oma enda naisega hulluks oled läinud peast. Ei, meil on praegu siin romantiline õhtu, too 2 kala. Ujutame need kaladega. Ei, nad ei oska, nad on paaniks. Meile kõigil on see nähtamatu joon. Ja me ei ole seal teisel pool. Seal on tüdrukud ja tunded. Ja kõige hirmsam on see, et nad hakkavad sulle soovitusi andma, mida sa ei ole küsinud. Ja neist ei ole mitte mingi kuradi kasu ka. Ma toon oma 3 lemmiknäidet, mis neist ei ole mingit abi, palun ärge võtke neid tõsiselt, ärge üritage nende järgi elada, sest nad on nii idiootsed. Alustame, seal ei ole mingit järjestust, aga alustame esimest klassikalist, sa peaksid napsu võtma. Saad okei, ma proovin nüüd algusest peale, et ma ei tohi enam alkoholi tarbida, sellepärast, et ma võtan ravimeid ja kui ma ravimeid ei võta, siis mul süda jääb seisma. Võta viina. Mis mõttes, ei vaata, tead, see kange kraam, see ravim ei pane tähele. See jah, ta ongi alla õlle ja siidri, ta tunneb kaugelt ära, aga aus viin on tema jaoks täiesti müstika, nagu ilma teade Eesti autojuhtidele. Jälle lund sajab. Ma ei tohi, ei me ei räägi kellegi. Keha räägib minu eest. Teine hea näide, see on minu üks personaalseid lemmikuid, on see, et okei, kui sa napsu ei taha võtta, äkki proovid naisi, ma sain vabandust. Kas te võiksite nagu laiendada seda mõtet, mis mõttes proovin, kas mina hakkan või mis sa tahad, ma teen, räägi või? Sest ei, ma olen kuulnud, et naistega on lõbusamas, ma olen seda ka kuulnud, aga kuidas see konkreetselt aitab minu vaimse ja füüsilise tervisega? Ja siis nad on nagu, neil on see sama teemast, meile kõigil on täpselt samamoodi seksist räägitud. Ei ole. 19 mees, minu paps kunagi üritas muga rääkida, ma ei unusta seda vestlust mitte kunagi. Temal oli piinlik, mul oli lõbus. Sa näed, et inimene piinleb, tal on antud partei ülesanne köögis.
poeg on 16, tagumine aeg oleks ära seletada, eks ole, kõike seda, millest ta veel bioloogiatunnis ja Kopli tänavatel kuulnud ei ole. Ja su isa üritab, eks ole, et noh, et on mehed ja naised ja sa võid selle bioloogilise osa vahele jätta, paps. Ma vaatasin su kassetid ära, ta on siuke, ai jumma. No siis sa tead, vaatasid praktikum, see on nagu, võta sealt edasi, aga mitte saksa keeles. See on sain. No. Siis, ei no jah, et vaata tütarlastega, kas üritad mulle seksist rääkida või naistega suhtlemisest. On alati kõik väga paanikas. Nende mõte on umbes see, et okei, et kui sa naps ei taha võtta, et noh, et äkki vaata siis noh, naistega suhtlemine võib viia milleni, väga paljuni võib viia ühisvaralepinguni näiteks. Aga minu personaalne lemmik ja ma pean ütlema, et see kõige absurdsem mõte, mis saab üldse minust tulla sellise olukorras, on see, kui keegi tuleb selle jutuga, et tead mees, sa peaks lapsi saama. Aha. Ja nad aitavad depressiooniga, kuidas täpsemalt. Ärge muretsege, mul ei ole ühtegi. Ma väga tahaks lapsevanem olla, ma olen lõpuni kindel, kes on hea mõte. Aga milles ma olen kindel peale 15 aastat kooliõpetajana on see, et üks asi, mida lapsed ei tee, ei aita sul depressiooniga võidelda, kohe kindlasti mitte. Isegi kui nad üritavad. See üritamise osa on kõige hirmsam selle juures. Teil tuleb väga hästi välja. Aitäh. Ma lugesin teie tagasisidet. Ei, nad on see selleks. Ei, lihtsalt ma ei ole kunagi aru saanud, et kus kohast tuleb inimesel see mõte, et sa ütled meeste rahvale, et kuusu mind kohe, kui sa lapsed saad. Sul hakkab parem. Ma siin, kuidas? Oled sa mõnda lapse vanemat näinud? Kusjuures seda enamasti ütlevad need tüübid, kellel endal ei ole lapsi, aga nad on järsku, ei mees, saad aru, lapsed ja depressioon. No, ja käivad käsi käes. Ei, lapsed on toredad, ma saan aru, nad on nagu toredad ja armsad ja nendega nagu saab nagu pulli hästi palju. Aga olles kõrvalt näinud nii mõndagi lapsevanemat, ma ei ole veel kordagi kohanud ühtegi lapsevanemat, kes tuleb, saad aru, mul oli eksistentsiaalne kriis. Ja siis sündis tema ja nüüd ma olen potentsiaalselt igapäevaselt horroris omadega, sest nüüd sa oled mures, sa pead vaatama, mis sellest lapsest saab, kuidas ta läheb, sa kogu aeg mõtled selle peale, et kui ta kasvab selliseks nagu mina, millega ta selle jama ära teenis. Või kui see väike laps, see eluõis, kes on just rääkima õppinud ja sa tead, et nüüd sinu maailm lihtsalt kukub kokku, sest et vähe sellest, et ta hakkab sult küsimusi küsima, millele sul vastust ei ole. Sest ta ütleb asju, mis tema peas on väga nunnud, aga sulle teevad ikka haiged. Nagu see vana, ma siiamaani mäletan, kui 5-aastane vaatas mulle otsa, et sa oled rasvane ja kadus. Mis ma hakkan teda taga ajama nüüd keset Lottemaad? Ma pean nii kera seletama, kes mind Lottemaale lasin. Aga tema lihtsalt, ta konstateeris fakti, ta ei mõelnud seda isegi nagu mingi, et lendame peale, ta lihtsalt vaatas mendes paks tõmbas. Tehtud, tema töö on siin tehtud, ta kandis fakti ette. Jube mitte depressiivne, hea rahulik hakkas kohe. Või kui sa ärkad öösel selle peale ja nüüd ma seletan, ma vahepeal käin külas inimestel, kellel on lapsed, sest vaata, nad alati ütlevad, et sais tule külla, saame hästi läbi ja me oleme sõbrad ja värki, see tavaliselt on see appikari, et keegi teine võiks meie lastega suhelda. Ei, lapsed on toredad, aga kõik lapsevanemad teavad seda olukorda, et kui sa ärkad selle peale, või tähendab, sul silmad on kinni, sa ei julge hingata ega silmi avada, sest sa tead, et keegi vaatab sind hästi läheb. Siin, Sa tunned, keegi hingab, üldse mitte romantiliselt, sulle silma. Ja sa tead ka seda, et kohe, kui sa vähemalt ühe, mingi liigutus oma kehaga teed, sa oled nende universumis. Ja siis sa tead hästi aeglaselt avad seal ühe silma ja seal on lihtsalt see. Silmamuna on lihtsalt seal vastas. Ärkasid ja. Sul, keha annab seda viimast krampi. Ja sa oled, okei, teeme selle teise silma ka lahti, seal on see teine, Magad. Enam mitte. Väga hea. Kell on mingi 3 öösel, Tal hakkas igab. Aga vanemad ütlesid, et meid ei tohi üles ajada. Onu Saisse on allkorrusel, minu vaata, mis teeb. Ja sul käivad kõik need mõtted peast läbi, et viimane kord, kui ma niimoodi magama jäin kooli ekskursioonil, ma mäletan täpselt, millisena ma üles ärkasin. Mis mul kõik otsa ees kirjas oli. Ja siis see väike laps on seal lihtsalt see, et
kassi oskad kinni hoida või? Oleneb millist. Mul endal on kass peal juba 25 aastat. Aga teie oma või? Miks me kassi kinni hoiame? Ta jookseb eest ära. Fair point. No neil on seal mingi idee. Vaata, kassiga võiks teha mingeid asju. Kass on ammu aru saanud, et jookse. Põgene vaba laps oli üleskutse kõikidele loomadele Eestis. Lihtsalt nagu kaduda enne, kui tuleb 5-aastane jutu, et kass on valet värvi. Sa oled seal selline, et võta nüüd, sa põhimõtteliselt sa oled läbirääkija, hingame korra. Kassiga on kõik hästi. Ta on valet värv, tal on traagiline saatus olnud, see värv väljendab lootust. Vaatame mõmmi abitsat. Sest minu läbi aegade lemmik vaatepilt, mida olen näinud, on ärgata sõbra juures ja kõndida tema külaliste toast välja ja vaadata vaatepilti, kuidas ta õnneliku näoga pühapäeva hommikul oma lastega History Channelit vaatab. Ja sealt tuleb järjekordne doktor Adolf Hitlerist. Ja sa oled selline, et pane mõmmi abits parem. Nagu, seal on vähemalt aru saada, miks asjad maailmas toimuvad. Täiesti kosmos. Ja siis inimesed ikka ütlevad, sul teise asja, saad aru? Kui sa lapsevanemaks saad, siis sa saad ju lapsi aidata. Ma isiklikult arvan, et neid tuleks aidata sellega, et me nagu võib-olla ei peaks kohtuma nii tihti. Ma juba olen neid aidanud, ma töötan koolis, palju ma neid ikka rohkem aitan või töötasin. Et need soovitused, ma saan aru, kus nad tulevad heast kohast, nad tahavad inimesi aidata, aga kõigile siin viibivatele meestele, et kui keegi hakkab teile neid soovitusi, ärge palun tegutsege nende järgi. Või nad ise teate, see nagu, mind ei aidanud, ma proovisin kõiki 3. Rahu, lastega on kõik hästi, nendega juhtub midagi, mul ei ole ühtegi, sest Eesti naistel õnneks on standardid, nagu nad vaatavad mind ja sa tead, meil mõmmi abitst, tead see jänku juta ja see unti. Kellelgi pole seda jama vaja. Aga mis aitab ja selle noodil ma tahaks lõpetada, et mis tõesti aitab, on see, et kui mingi hetk tunnete, et võib-olla nagu lähed trepist üles ja ta hakkab süda puperdama, mingi arsti juurde. Nad ei ole üldse nii hirmutavad, nagu räägitakse. Nad on hästi toredad. Ja päris, nad aitavad, nad kuulavad su ära, ütlevad sullegi, vahepeal on vaja ausalt öelda, et tead, et sa oled nagu 38, kaalud 150 kilo ja sa viimane kord sõid tervislikult siis, kui sa keskkoolis käisid, oled salateid proovinud elus kunagi. Mis on nagu kasulik ja siis sa proovid selle ära ja ta hakkab ka aitama, sa hakkad endaga tegelema või kui arvad, et sul on nagu halb tuju või tahaks midagi öelda. Siis vahepeal on okei. Ma tean, et inimesed, me kardame kuulata. Ma olen seal olnud, et kui sa üritad nagu kolleegiga näiteks rääkida, et mul on halb päev, sa alati selle sama vastuse, et meil kõigil on. Tõmba normiks. Okay. Lähed nutad seal kuskil kabineti nurgas. Aga kui keegi kunagi tuleb teie juurde selle jutuga, et oleme mul halb päev ja siis vähemalt kuulake ära. Ma tean, see on jube tüütu. Aga kuulake ära, temal on lihtsam ja teie olete ühte inimest aidanud. Ja siis te ei pea muretsema, et tulevikus ta tuleb kuskile lavale ja hakkab rääkima, kuidas ta lamas kinni seotuna haiglas ja 3 kena tütarlast üritasid teda veenda, et urineeriks nende ees. Tema ei murdunud selle pärast, et väga tahaks, aga ei julge. Aga daamid ja järjed, selline see sigmaks, issand, jumal kui palju S-tähtesid, sass. Ja, selline see oli. Ma tean, see ei ole see, mis kõik ootasid. Ma olen väga rahul sellega, sest kõik alati arvavad, et kui sa ütled, et stand-ups, väga hea. Ta räägib kõigest sellest, mida me juba teame ja kasutab hästi palju genitaale. Mulle ei meeldi rääkida asjadest, mille kohta mul midagi tarka öelda ei ole. Nii et sellest ka see lühike episood naistega suhtlemisest. Aga ma olen väga tänulik, et te leidsite aja tulla. Ma loodan, et ma teid väga palju ei traumeerinud. Kui ma teid traumeerisin, siis peaasi.ee. Ei, ma täiesti tõsiselt räägin, selles mõttes, et sealt saab abi, mina sain. Ja kui me kunagi peaksime tuleviks kohtumist, te võite täiesti julgelt teha seda, mida kõik on teinud, sest ma olen 25 aastat turvamees, mingi teisele pole tänavat ja tehke nägu, et ma pole kohe kohtunud. See on elu kõigil palju lihtsam, aga see oli Stigmast Sigmaks, ma olen Aleksandr Popov, aitäh teile tulemast. Head õhtut, näeme, tšau.
ja ma tegelikult, kui lõpuni ausalt, mul väga palju rohkem midagi tarka öelda ei ole. Aitäh teile, see on väga nuinu. Ma lihtsalt võib-olla nii palju siia juurde ütlen, et kuna te ise seda kõike tegid ja mind kohe tõstetakse siit välja, mis on väga hea. Aitab küll. Ei, ma unustasin teile enne muidugi seda öelda, et ma ei ole teil täna õhtul kordagi valetanud, nii imelikkusega pole. Pidi võtama ikka. Ma olen natuke siin seal lisanud, ärge nüüd kohe hakka arvama, et ma nagu dokumentaalidele rääkisin, sest et muidu ma pärast saan niimoodi tagasisidet. Jah, oma kallilt emalt. Ei, mul on hästi tore ems, ta on väga toetav, ta on juba leppinud selle faktiga, et tal on 2 poega, aga üks neist on Pauakutseline, see on mina. Teine käib õnneks tööl. Ja ma alati lohutan teda sellega, et ma lähen võib-olla kunagi ka tööle tagasi, kui mul Taara raha otsa saab. Hästi palju mulli vett, aga ma mõtlesin, ma siia lõppu ütlen teile seda, et naljaks lugu selle vaimse ja füüsilise tervise kokku panemisega meeste puhul on see, et meil ühelt poolt kõik alati ütlevad, et tänapäeval see on hästi populaarne. Tütarlapsed on TikToki vaadanud hästi palju. Sa võid minuga kõigest rääkida. Vaat. Ja siis sa hakkad rääkima. Siis sa saate mu näoilmest aru, et tagumine aeg oleks vait olla, aga nüüd on see jama, et sa hakkad rääkima ja ei jää seisma see jutuvada. Ja siis ma pean alati, mul tavaliselt ema enam ei küsi, aga sugulased ikka uurivad, et sa asja, kuidas siis nüüd niimoodi? Mulle meeldib, kuidas vanad prouad seda küsivad, et sul on ju korter. Okay, ma olen ka Liblikapüüdi raamatut lugenud, aga mis sa nüüd endale ette kujutad, et kuidas mu elu käib, et mul oleks vaja keldriboksiga. Eraldi keldriboksiga. Ei, mitte samas majas, soovitavad teises. Ja, ära kellelgi räägi keldriboksist. Miks? Mul naist vaja. Nad räägivad sellest täpselt sellise jutuga, et sul on korter, mine röövi endale üks. Me oleme nagu siin paari tuhande aastaga nagu edasi liikunud, et sellest episoodist, nagu, et see on tänapäeval kriminaalkuritegu paljudes kohtades. Aga jaa, ma üritan hakata rääkima, tasakaal on näete keeruline saavutada, aga ma olen avastanud, et tänu Tinderile nüüd sa saad oma vaimse tervise probleemid sinna kirja panna. Ma olen väga rahul, ma guugeldasin, ma panin kõik lühendid. Mida me seal ikka teada hakkan, kõik on olulised ja tuleb välja, et nüüd mulle kirjutavad kõik need tüdrukud, kellega mina ei julge samasse ruumi üksi jääda. Ei, üks neiu kirjutas väga hästi, saame kokku, räägime saatanast. Ma olen seda juba teinud üksi. Me just hängime siin praegu. Lucifer, tuled ka, käima. Eelmine nädal käisin tega juba teidil, teid jätan vahel. Või minu läbi aegade parim üks asi, mis mul on Tinderis kirjutatud, on see, et sul on imelikult kõrvad, aga sobib ka. Mis pane mind mõtlema, et eks sellise praktikandi, kuid leidis mõnes. Kuulge, daamid ja järjed, veel kord, aitäh teile, et viitsite tulla, te olete väga nuinud. Ilusad koduteed teile, seal väljas on fantastiline ilm, teile kindlasti väga meeldib. Kui te mind siin lumehanges näete, siis ärge muretsege, ma chillin, nagu noored ütlevad. Mul pappi küll pole, aga hängida ka ei viitsi. Nii et veel kord suur tänu teile, ilusat õhtut ja kohtume jälle.